Tere tulemast, kell on pool, alustame pihta. Minu nimi on Henri Ratnik, ma olen vandeadvokaat ning advokaadibüroo Vaiden IT, andmekaitse ja küberturbe õiguse valdkonna kaasjuht. Tänane üritus on korraldatud koostöös advokaadibüroo Vaideni ja Neverhack Estoniaga. Me räägime meist ja Neverhackist ka varsti pikemalt. Laias laastus, millest me täna räägime, on uus NIS2 direktiiv, uus küberturbe ja uuendatud küberturbe seadus. Ning nii ongi. Kui me alguses seda üritust hakkasime korraldama kuukene tagasi või 2 kuud tagasi, siis me mõtlesime, et me teeme 30 külalisega kohvihommiku. Siin me oleme täna. Mul ja Vaidenil ja Neverhackil on ülimalt suur hea meel selle üle, et see teema nii paljusid kõnetab. Ja me siin täna kõik oleme, isegi et tegelikult on detsembrikuu juba ja kõigil on kerge hullumaja nagu alati. Aga ma räägin 2 sõnaga sellest, et mis on tänased agendapunktid. Me oleme täna siin umbes 1,5 tundi, 2 tundi. Pärast seda saate veel kohvi võtta, eks ole, tikuvõileiba ja nii edasi. Aga meie ürituse avasõnad kuuluvad Liisa-Ly Pakostale, Justiits- ja Digiministeeriumile, kes räägib umbes 15 minutit. Me võtame ka pärast ministri kõne 2 küsimust publikust, aga minister peab juba kell 10 olema järgmises kohas. Töögraafik on tihe. Meil on väga hea meel, et meiega tänase liitus. Pärast seda mina räägin ning Andres Järv, Security Advisor Neverhackist, räägime siis õigusest, tehnoloogiast ja juhtimisest. Ehk siis sellest, mis asi on NIS2, mis asi on küts, kas see mulle kohaldub, mida see kõik tähendab ja nii edasi. Ning kolmandaks, sõnumid otse kaevikust. Tuleb paneel. Meiega liitub lava peale vandeadvokaat ja partner Rauno Kinkar, kellega me siis koos vastame küsimustele, mis kõiki kõnetavad. Need küsimused sinna paneeli ongi tegelikult tulnud, ütleme nii, turu pealt. Need küsimused, mida kliendid on meilt küsinud, mida inimesed on meilt küsinud ja nii edasi. Ja see on ka see koht, kus me lubame siis ka saalist mõned küsimused küsida. Seega tuleb igati põnev üritus. Ning ma annan sõnajärje üle Liisa-Ly Pakostale Justiits- ja Digiministeeriumile. Aitäh ja aitäh selle võimaluse eest. Ma hästi lühidalt kirjeldan, mis on olnud need otsustuskohad sellel põneval teekonnal. Ja ma loodan, et sellest kirjeldusest vast on abi koos edasimõtlemiseks, sest kahjuks või õnneks ei ole ju see praegune hetk mitte lõppjaam, vaid ikkagi üks peatus pikal teekonnal. Kui ma asusin tööle ministrina eelmise aasta suvel, siis praktiliselt esimestel tundidel helistati mulle Eesti saatkonnast Brüsselis ja öeldi, et kuule Liisa, see NIS2, meil on nii häbi kõigi ees, see on üle võtmata, Eesti kui digiriik, palun tee ruttu midagi. Ja tõepoolest, et meil on digiriigina ikkagi erakordselt äge kuvand. See kuvand on rahvusvaheline ja see on ärilises mõttes midagi täiesti fenomenaalset, sellepärast et ma olen nüüd ikkagi väga palju kordi näinud, kuidas see töötab, kuna kõikides maailma riikides on olemas mingit tüüpi valitsus ja kõikides maailma riikides on olemas mingit tüüpi meditsiin ja kõikides maailma riikides on olemas mingit tüüpi haridus, siis nendes 3 valdkonnas on Eesti ettevõtetel pakkuda erakordselt ägedaid tooteid ja neid erakordselt ägedaid tooteid on võimalik eksportida, skaleerida edasi teistesse riikidesse ja see moodustab tegelikult märkimisväärse osa Eesti ekspordist ja me koos ITL-iga soovime, et see ekspordipotentsiaal veelgi kasvaks. Ja näeb see protsess alati lühidalt välja niimoodi, et kellegil on tekkinud juba mingi äriline kontakt, kellegil on tekkinud mingi huvi, siis tuleb minister, ütleb seal teises riigis, et see on väga hea firma, ostke tema käest ja siis loodetavasti see leping ka tuleb. Et kuna tegemist on selliste avaliku sektori toodetega sageli, et siis tõepoolest see valitsuse poolne kinnitus on seal vahepeal teisele valitsusele oluline, et tegemist on igati okei ettevõttega, igati okei tootega. Aga
kogu see fantastiline rahamasin ei töötaks, kui meil oleks probleemid küberturvalisusega, ehk kui meie need tooted ei oleks usaldusväärsed. Ja meil on tegelikult ka rahvusvaheliselt väga hea küberturvalisuse kuvand. Meil ongi tegelikult küberturvalisusega väga hästi, võrreldes väga paljude riikidega. Ja see väga hea küberturvalisuse kuvand tuleneb väga paljude inimeste väga järjekindlast tööst, aga on ka seotud meie geograafilise asukohaga ja on ka seotud sellega, et nagu me kõik hästi teame, Eesti on kirjutatud maailma küberturvalisuse ajalukku kui riik, kelle vastu oli maailmas kõige esimene teise riigi poolt organiseeritud küberrünne, üllatus, Venemaa ja 2007. Nii et, ja kust me tulime edukalt välja, toona oli võimalik internet kinni panna, täna enam seda võimalik teha ei ole, kuigi Venemaa on seda ise ka mitu korda proovinud, aga me näeme, et see ikkagi ei õnnestu. Nii et siin me siis täna oleme. Ja ehk et meil on vajalik seda küberturvalisuse head taset hoida mitte ainult sellepärast, et meid paljaks ei varastataks, mitte ainult sellepärast, et meil talvel keskkütte katlajaamu kinni ei keerataks -20 kraadi juures ja mitte ainult sellepärast, et me tahame üldiselt, et meil võib-olla ka mõni lennuk lendaks ja muud asjad toimiksid, vaid meil kõige muu hulgas on vaja seda küberturvalisust ka selle jaoks, et see on tegelikult väga oluline osa ka meie nii-öelda väljaspoolt sisse toodava raha osas üleüldiselt. Meie kuvand, meie äriline kuvand ka tugeva küberturvalisusega riigina on äärmiselt oluline. Nüüd teistpidi, selleks, et äril läheks hästi, on äärmiselt oluline see, et riik ei lämmataks bürokraatlike nõudmistega. Et me ei lämmataks selliste kohustustega või koormistega, millel tegelikult tarka mõtet taga ei ole. Ja nüüd siis algab see teekond, miks on, ma usun, siis advokaadibüroo Vaiden tegelikult kirjutatud ka Eesti küberturvalisuse ajalukku, et mitte ainult. Ehk siis, kui me hakkasime vaatama seda NIS2 direktiivi ülevõtmist, see oli takerdunud mitmetel põhjustel. Seal alguses tundus see ülesanne nagu jube lihtne, et me oleme enamikke asju juba teinud. Eestis me olime eelmist seda nii-öelda NIS1, ehk siis kõige esimest küberturvalisuse direktiivi võtnud üle palju laiemalt, kui direktiiv ette nägi. Ja see oli ka igati põhjendatud, sellepärast, et nii nagu ma sissejuhatuses rääkisin, see küberturvalisus on meile ikkagi nii eluliselt kui ka äriliselt äärmiselt oluline. Ja sealt oli jäänud ainult mingisugune koerasaba ots, mis ühtepidi oli nagu vaja üle võtta. Aga see koerasaba ots muidugi puudutas jällegi selliseid väga põhimõttelisi asju. Esiteks ta puudutas tegelikult ikkagi umbes 3000 ettevõtet, 3000 ettevõtet või organisatsiooni, kellele laienes see uus küberturvalisuse direktiiv. Ja teiseks ta puudutas ka niisugust põhimõttelist muudatust organisatsiooni juhtkonna vaates, ehk et vastutuse laienemist mitte siis selle nii-öelda konkreetse töövoo juhtijale, vaid tegelikult kogu organisatsiooni juhtimisele. Mis ma usun, kui me kõik natukene järgi mõtleme, on ka põhimõtteliselt nagu õige asi, et see küberturvalisus on niivõrd läbiv, niivõrd horisontaalne asi, et see peab olema integreeritud mis tahes tegevustesse. Ja kui me siin ees enne vahetult jutustasime natukene, siis ka Rauno küsis, et kas on, kuidas Eesti valitsuse vastaste küberrünnetega on ja kuidas üldiselt on, et ega me täpseid andmeid ju ei avalda, aga tegelikult ikkagi tõepoolest Euroopas on olnud üks selline juhtum, kus ühele väikesele lapsele ühes arvutimängus saadeti siis tasuta vidinaid, millega ta saaks veel ägedamalt neid mingisuguseid liikuvaid asju maha lüüa. See laps aktsepteeris need toredad vidinad selles toredas arvutimängus. Lihtsalt juhtumisi selle lapse perekonna üks liige oli ka ühe valitsuse minister, ehk et selle lapse telefoni kaudu siseneti siis selle ministri kodusesse võrku
koduse võrgu kaudu siis ministri telefoni kaudu siis valitsuse võrku, see ei olnud Eestis. Et see näitlikustab seda, et kui horisontaalne see küberturvalisuse teema ju tegelikult on. Aga edasi selle konkreetse eelnõu juurde, mille pärast me siia ju täna suuresti kogunenud oleme. Et meil oli jäänud siis see koera saba nagu sealt üle võtta ja meil olid mingisugused eelnõu versioonid, millega ei olnud tegelikult keegi rahul. Ja ei olnud keegi rahul sellepärast, et väikestele ettevõtetele tundus, et seda on liiga palju ja ausalt öeldes tõesti, et kuna see käib käsikäes siis selle imelise määrusega, mis juhendab, kuidas see küberturvalisus peab täpselt olema ikkagi korraldatud, siis kui sa ikkagi istud ühes väikeses perearstikeskuses ja sulle tuuakse lauale 700 lehekülge pikk õigusakt, mis ütleb seda, et kuidas sa seda nüüd täitma pead, ja see on 700 lehekülge pikk. Ja see ei ole mitte Tõde ja õigus või muu niisugune vahva lihtne romaan, vaid see on ikkagi nagu õigusakt. Et ausalt öeldes ikkagi pea plahvatab küll. Ja see peade plahvatus seal ümber oli ju tegelikult arusaadav. Nüüd, kuidas sellest olukorrast edasi saada? Me otsustasime kasutada erasektori abi. Ja me lasime siis üle vaadata selle direktiivi ülevõtmise eelnõu ja sealt sai juba hulk asju maha roogitud, aga siis tuli ITL, meie väga hea koostööpartner, ja ütles, et me ikka ei ole rahul. Okei, me võtame siis veel ühe advokaadibüroo. Et kes siis vaatab üle selle eelmise advokaadibüroo töö. Ja nüüd võitis selle hanke siis Vaiden ja siis oli ka veel väga niisugune tore olukord, kus Vaiden ütles, et neile läheb sellega kohutavalt palju aega. Me ütlesime, et kahjuks ei ole võimalik. Eesti riik on kiire, agiilne. Ja Vaiden ohates noogutas. Tegi selle töö ruttu ära, aga ma ei tea, kas siis selle kiiruse peale või kuidas, aga nad pakkusid välja loomingulise lahenduse, mis nüüd läheb siis ajalukku või on läinud juba ajalukku. Ehk et valgusfoorisüsteemi. Ja sellega on kõik tohutult rahul. Vaiden koostas imelise tabeli, kus siis ma astun üks samm tagasi. Ühesõnaga, iga Euroopa Liidu õiguse ülevõtmine näeb tegelikult välja niimoodi, et me peame Euroopa Komisjonile alati eelnõude juures esitama tabeli, kus on kirjas siis selle Euroopa Liidu õiguse artikkel ja Eestisse üle võetud paragrahv. Ja need on siis nii-öelda ühes tabelis, kus on 2 tulpa. Ühes on siis Euroopa Liidu õiguse oma ja teises kõrval on näha, kuidas on Eesti õigusesse täpselt see sama asi siis üle võetud. Ja sellise tabeli esitamine on kohustuslik. Nüüd Vaiden laiendas seda tabelit, ehk ta tegi sinna 3. tulba, kus olid erinevad värvid, punane, siin on mindud liiale, kollane, meil on palju küsimusi, roheline, siin on kõik okei, miinimummääras on üle võetud ja siis sinine oli see, et kus me oleme nagu tegutsenud mõistlikult, aga et see vastavus ei ole nagu üks-ühene. Ja selleks, et kogu seda asja ka veel seletada, 4. tulp, mis siis lisaski, nagu öeldakse, tliassobenatu põhformaadis ikkagi ka selgituse, et millest siin üldse jutt on. Ja selle peale kõik vaatasid, wow, lõpuks ometi me saame aru, et see mingi aastaid kestnud vaidlused, kas me oleme liiga palju üle võtnud, liiga vähe üle võtnud, kuidas täpselt on, mismoodi täpselt on, et lõpuks ometi on saabunud selgus. Ja nüüd see lõpuks ometi on saabunud selgus, siis jõustub 1. jaanuarist järgmisel aastal. Ja lisaks sellele, kuna valitsus on teinud ka targa otsuse, valitsus on hoolinud inimestest ja on teinud targa otsuse, et meil on see üks sisse, üks välja põhimõte, et kui kuskil mõne õigusaktiga tõstetakse halduskoormust, siis tuleb sama õigusakti raames ette näha ka halduskoormuse langetamine. Ja siin siis langetuse kohaks oli see, et neid nõudeid väikeste organisatsioonide jaoks ikkagi oluliselt lihtsustati.
Ja selle eest ma tänan väga perearste, et perearstid just nimetsid seda aastateoks. Ja tõepoolest ma arvan, et see oli väga mõistlik ka teha. Nii et isegi selline sunniviisiline, see üks sisse, üks välja põhimõte, see tegelikult töötab. Et ega vabatahtlikult keegi võib-olla ei oleks väga nagu jaksanud sellega tegeleda, aga kui on ikkagi sunniviisiline, et sa pead seda halduskoormust ühelt poolt tõstes, seda kuskilt mujalt ka langetama, siis sellest oli ka nüüd seekord kasu. Mis edasi? Edasi me vaatame, et see eelpool nimetatud 700 leheküljeline kogu teos peaks ka ikkagi muutuma nagu agiilsemaks ja kiiresti reageerimaks ja lühemaks ja lihtsamaks. Et see töö on ka töös ja siis vaatame, et kuidas me saaks kogu Eesti õigusele seda valgusfoori põhimõtet rakendada. Nüüd pikas perspektiivis tegelikult ka veel, nüüd ma olen oma aja juba täis rääkinud, 2 asja nimetan. Tehisaruga võitleme ja siis kvantkrüptograafiaga võitleme. Need on just 2 tulevikuperspektiivi, millest ma oleks tahtnud muidugi pikemalt rääkida, aga nüüd ma rääkisin ise oma aja täis. Aga siis, jah. Me võtame ka 2 küsimust publikust. Kiiremaid saavad. Nii, kus meil on mikrofon? Nii, palun, härrasmees sealt. Aitäh. Jaan Orvas, Focus IT, ühe suurima ETSI portfelliga väike firma. Aitäh hea võrdlusest. See koer on vajalik ja peab haukuma ja oma tööd tegema. Aga minu mure on see koera saba. Kui te ütlesite numbri 3000, siis kahjuks riigi poolt ma ei ole näinud seda numbrit, mis ütleks, kui palju see saba maksab või see koer üldse. Kui te ütlesite numbri 3000, siis ma ütlen, et 300 miljonit. See on minu hinnang. Kus see raha tuleb, see enamus nendest koerasabadest on avalik haldus, avalikud firma või organisatsioonid. Ja kuidas edasi, kuidas see koerasaba nüüd ületada, kui te ütlete 3000, siis tänase, ütleme isegi, 2 nädala pärast peaks olema auditeeritud kuni 1000 organisatsiooni. Riigihanke registri järgi on välja kuulutatud ligikaudu 50 hanget. Osa lisaks sinna veel midagi ostukorras. Et 50 versus 1000 versus 3000. Kuidas sellest koerasabast üle saada? Ja, väga hea küsimus. 2 kiiret vastust. Esimene on see, et käte pesemine ka maksab. Baashügieeniga me oleme harjunud. Ega meil muud varianti ei ole, et me peame käsi pesema ja me peame seda küberturvalisust tagama, et mida me riigis tervikuna teeme, me tõmbame perimeetris kokku. Et tõepoolest, mida rohkem sul on igasuguseid tegevusi ja digividinaid ja mis muid asju, seda rohkem on sul ka kulusid. Kuna ka riigieelarves tervikuna me ikkagi kärbime, tõstame oluliselt ka riigikaitsekulutusi, eks ole, 2% 5,4%, mis tähendab massiivset kokkutõmbamist kõikides muudes asjades, siis me lihtsalt tõmbame seda perimeetrit kokku. Kuidas iga organisatsioon või iga ettevõtte enda jaoks need küberturvalisuse küsimused lahendab? Ma tegelikult loodan, et enamik asju ongi juba korras. Ja nüüd, mis puudutab seda auditeerimise lihtsustamist ja rahastust, siis seal on ka toetusmeede tegelikult olemas, et mida saab taotleda. Aitäh. Hästi lühikene. 30 sekundit. Lihtsalt kommentaar valmisolek on nii, et nendest, keda me oleme auditeerinud, on valmis ainult 1,5. Üks eraettevõte, üks hästi väike riigiasutust, kõik teised on latist alla jäänud. Aitäh. Üks küsimus veel, palun. Siin oli ka härrasmehel, eks ole, teine käsi. Tere ja aitäh selle ülevaatest. Mul on see küsimus, et mis välja läks, et selle asemel, mis sisse nüüd tuli? Välja läks siis selle määruse, tähendab, määruse lihtsustamisega läksid välja väiksemate organisatsioonide terve hulk nõudeid, see, mille eest see perearstide selts selle aastateo auhinna andis, on kõige lühem vastus.
Aga sellele eelmisele asjale lisaks ma veel, see rahastuse osas ma lisaks veel ikkagi selle, et me kahjuks näeme seda küberrünnete eksponentsiaalset kasvu ja me näeme ka küberkelmuste, kõikide muude asjade eksponentsiaalset kasvu. Kõikidest Eestis edukaks osutunud, ründaja vaates edukaks osutunud rünnetest on 80% seotud inimesega, mitte siis selle tehnoloogilise poolega. Et see on tõesti tõsi, et tegelikult see kõige suurem tähelepanu peaks minema nii-öelda kõige odavamale asjale, et inimene ise mõtleb, kui ta saanud e-maili sellel midagi klikib või saanud sõnumi sellel midagi klikib. Sellel väga odavale lihtsal lahendusel põhineb 80% edust. Suur aitäh! Täname ministrit! Aitäh! Väike külgi ka. Aitäh! Talvel kulub ära. Nii. Minister andis meile väga hea ülevaate, kus seisus on riik ning mis on ambitsioon. Ning liigume edasi. Tutvustame paari sõnaga ka võõrustajaid. Esimene tänane võõrustaja on Wideni advokaadibüroo, Widen Legal. Slaidil on üks asi ainult kirjas. The Legal Jazz Company. Võib-olla olete käinud mõnel Jatsu ansambli kontserdil. Istute seal publikus, vaatate, kuidas see bänd mängib. Mängivad kohutavalt professionaalselt, eks ole. Kuulavad publikut, kuulavad teisi ansambli liikmeid ja kõik kõlab väga hästi kokku. Teeme sama asja, aga ansambli asemel on meil advokaadibüroo. Me kuulame klienti, me kuulame üksteist, mängime suurepäraselt kokku. Kui on vaja improviseerida, siis improviseerime ja mõtleme out of the box lahendusi. Numbriliselt on meil Baltikumis kokku umbes 150 inimest. Me tegutseme Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Oleme esindatud kõikides õigusvaldkondades, aga kindlasti muu hulgas, kuna mina olen meie IT ja andmekaitse ja küberturbe valdkonna kaasjuht, siis ütlen, et eriti tugevad ja eriti silmapaistvad oleme ka selles valdkonnas minu hinnangul. Ja niimoodi ongi. Annan sõna korraks ka Andresele. Tervist! Mina esindan siis täna siin Neverhack Estoniat. Et juba aasta aega oleme osa suurest Neverhacki grupist, kus on siis kokku üle 1000 töötaja. Töötame üle 10 riigis ja kõikides ajamööndites. Et suudame pakkuda tõeliselt rahvusvahelist teenust vajadusel. Eestis on meil siis kuskil 65 küberturbe eksperti. Need on kõik, me oleme Eesti ainukene spetsialiseeritud küberturbe ettevõte. Ja kõik meie spetsialistid on siis erinevate sertifikaatide ja pikaajalise kogemusega, et üle 150 aasta on siin kirjas. Müüme ja toetame ka erinevaid tehnoloogialahendusi, et meil on üle 50 tehnoloogiapartneri ja näitame siis ka eeskuju, et oleme ise ISO 27001 ja ISO 9001 sertifitseeritud. Aga annan tagasi sõna Henrile ja kohtume hiljem. Aitäh, Andres! Nii, aga nüüd me liigume enda üritusega sellesse plokki, kus mina ja Andres peame umbes 40 minutit monoloogi ja see kõik tuleb teil välja kannatada. Paraku. Aga ma loodan, et see monoloog on võimalikult huvitav. See asi tuleb ära teha, tuleb rääkida, mis asi on küts, mis asi on NIS 2. Ja alustame kerge ajaloo tunniga. Mis juhtus siis 2016, tuli välja NIS 1 direktiiv. Ehk siis esimene Euroopa Liidu selline direktiiv, mis käsitles laiapõhjaliselt küberturvet Euroopa Liidus. Ning see pidi siis erinevate liikmesriikidel olema üle võetud, kuna tegemist on direktiiviga, eks ole, liikmesriik peab selle seadusega vastu võtma, pidi olema üle võetud 2018. Ja nii võetigi, nagu ka minister enne ütles, võeti korralikult, võeti isegi palju ja võeti isegi liiga palju. Võeti justkui üle NIS 1.5 juba, mitte ainult NIS 1. Tuli ka GDPR. GDPR jõustus 2018, eks ole, isikuandmete kaitse üldmäärus, mis on otsekohalduv. Aga erinevalt NIS-ist GDPR otseselt ei räägi, et milliste tehnoloogiliste lahendustega tuleb siis turvameetmeid rakendada. GDPR on tehnoloogia neutraalne, ütleb, et lihtsalt peab turvaline olema. Aga küsimus on nüüd selles, miks me siis NIS 2-st räägime? Meil on ju üsna hiljuti tulnud mitu õigusakti, mis juba neid asju kõiki reguleerivad. Vahepeal on juhtunud järgnevad asjad. Tehnoloogia kiire areng, vana hea COVID-19, kui ma saaks
dollari iga korra peale, kui keegi ütleb, et selle põhjustas COVID-19, siis ma oleksin väga rikas mees. Aga ka siin COVID-19 jällegi, eks ole, hästi paljud asjad liikusid internetti, mujal Euroopa Liidus võib-olla rohkem, meil võib-olla vähem, aga näiteks ka notarisse minek COVID-19 tõttu muutus võimalikuks kaugtuvastamise teel, ehk siis interneti teel, et täna me peame notarisse koha peale minema. Juhtus ka see, et küberrünnakute arv on tõusnud. Meil on Eestis ka omad näited. Võib-olla mõned teist on kuulnud Asper Biogene kaasust. Asper Biogene on siis geenianalüüsi teenust osutav ettevõte Eestis. Kui patsient läheb haiglasse, talt võetakse geenitest, eks ole. Haigla seda ise ei analüüsi, vaid saadab selle Asper Biogenele. Asper Biogene analüüsib, saadab vastuse tagasi haiglale ja haigla siis selgitab patsiendile. Neil oli mõned aastad tagasi küberrünnak. Küberpätid tulid sisse, lõid virtuaalse ukse jalaga maha ja nõudsid, eks ole, panid kõik andmed lukku krüpteerimisega, nõudsid suure summa raha. Ja selle tulemusel siis Asper Biogene pidi Andmekaitse Inspektsiooni teavitama. Sealt tuli, eks ole, menetlus, tuli ka trahv. Üsna väike, eks ole, 85 000 eurot ainult. Aga see trahv tühistati, eks ole, erinevate seaduslünkade tõttu, millesse ma praegu ei taha minna. Aga mu point on see, et see trahv ei ole see, mis kõige hullem seal oli. Kõige hullem on see, et kui te vaatate Asper Biogene äriregistrist nende majanduslike näitajaid, siis nende käive kukkus 50%. Lihtsalt ei usaldatud neid enam küberrünnaku tõttu. Ja Andmekaitse Inspektsioon ka tuvastas nende menetluse käigus. Andmekaitse Inspektsiooni sõnade järgi vähemalt, et seal ei olnud küberturbe nõudeid piisavalt tugevalt järgitud. Eriti arvestades seda, et nad töötlevad terviseandmeid. Ja meil on, eks ole, ka hiljutine Alliumupi näide, Apotheka kettide haldaja. See asi on vaidluses, seal ei ole mitte midagi konkreetset, eks ole, veel otsustatud, aga vähemalt Andmekaitse Inspektsiooni pressiteate järgi, AKI hinnangul, ei olnud ka seal küberturbe nõuded piisavalt järgitud. Apteegi klientide siis ostude ajalugu, et Henri Ratnik käis 1. jaanuaril aspiriini ostmas Apothekast ja nii edasi. Need, eks ole, kõik lekkisid. Ja seal siis AKI määras Eestis sellise rekordilise 3 miljoni eurose trahvi. Aga nagu ma ütlesin, see on vaidlustatud. Aga need 2 näidet ja kõik need muud näited, eks ole, paar päeva tagasi oli ka Delfis uudis selle kohta, et kuskil oli jälle mingisugune andmeleke. Neid juhtub kogu aeg ja see arv on tõusnud ja see tõuseb kogu aeg. Igaüks võib pihta saada. Ja kogu see asi, mis on selle mõne aastaga juhtunud, viis arusaamani, et NIS1 ja isegi mõned õigusteadlased võiksid öelda, et isegi GDPR ei ole nagu päris nii toiminud, nii nagu me seda ette kujutasime. Maailm ei ole väga palju turvalisemaks sellest muutunud. Ja seega mõeldi välja Brüsselis NIS2 direktiiv, ehk siis küberturvalisuse teine seadus, mis samuti tuleb, eks ole, liikmesriikides üle võtta. Ja see on see põhjus, miks meil küts on siis. Nii-öelda uuendatud küts, mis peaks kõikide eelduste kohaselt jõustuma 1. jaanuaril järgmine aasta. Üsna varsti, eks ole. Ja see on ka see, millega advokaadibüroo Vaiden siis ministeeriumit aitas, nagu minister rääkis. Meie ülesandeks oli siis veenduda ja seda eelnõud muuta sellisel kujul, et me ei võtaks seekord NIS2 direktiivi suuremas ulatuses üle, kui seda päriselt peab tegema. Ja vähemalt sektori tagasiside on see, et ülesanne tuli hästi välja. Meil on selle üle väga hea meel. Mis viib meid küsimuseni? Okei, räägin teile siin NIS1 ja NIS2 ja särkidest. Mis siis tegelikult muutub, kui ma pean teile ühe käe sõrmedel üles lugema? Muutuvad järgmised asjad. Muutub turvameetmete rakendamise loogika. Minister seda põgusalt ka mainis, aga vanasti oli see arusaam ja loogika selline, et kui sul mingisugused tooted ja teenused lähevad siis kütsi või NIS1 alla, siis nende toodete ja teenuste osas, eks ole, peab järgima kütsi nõudeid. Näiteks olen elektrienergia tootja, toodan elektrienergiat, sellele kõigele kohaldub NIS1, eks ole. Aga kui ma olen elektrienergia tootja ja pean ka lasteaeda või pean poodi, eks ole, või pean pagaritöökoda, siis sellele kütsi nõudeid ei rakendu. Nüüd see loogika on muutunud. Uus loogika on see, et kogu organisatsiooni suhtes kehtivad kütsi nõuded. Ma tean, see tekitab palju vaidlusi, palju küsimusi, eks ole. Miks ja kuidas ja kas seda üldse on võimalik teha. Sellest võime paneelis ja räägimegi paneelis pikemalt, aga see loogika on selline. Ja see põhjus on seal lihtne, eks ole, et kui meil on
kui meil on üks osa, eks ole, organisatsioonist või üksusest väga kaitstud, eks ole, kuna see toodab elektrienergiat, siis teine osa ei ole kaitstud, sest et see on pagaritöökoda, siis tegelikult saavad küberpätid ka pagaritööga eest sisse tulla, eks ole, ja selle elektrienergia tootmisega ära halvata. Teine suur muutus on täiendatud subjektide nimekiri. See tähendab seda, et varasema kütsi alusel oli umbes 3500 ettevõtet, organisatsiooni, kes siis kütsi alla läksid, kes pidid neid kütsinõudeid täitma. Nüüd saab selleks numbriks 6000. Praktiliselt kahekordne nii-öelda tõus siis. Ma ei räägi Euroopa Liidust, ma räägin Eestist, eks ole. Eestis 6000 kütsisubjekti. Seal olemasolevad, juba listis olevad, eks ole, organisatsioonid jäävad suuresti sinna, täiendavad tulevad juurde. Kolmas suur muudatus on see, kindlasti väiksem kui need eelmised, aga ikkagi muudatus on see, et küberintsidendi teavitamise kord muutub. Põgusalt räägin sellest hiljem ka. Ning neljandaks, põhimõtteline muudatus on see, et nüüd on ka juhatuse asjasse kaasatud. Uus roll juhatuse liikmetele, juhatuse otsene vastutus, jällegi räägin pärast pikemalt. Uued trahvid ka. Vana hea, advokaadid tulevad jälle hirmutavad trahvidega, nii nagu GDPR-iga. Hakka peale pihta, aga nii on. Räägin sellest ka nõks aja pärast täpsemalt. Aga lähme sinna subjektide teema juurde. Ehk siis kütsi kohaldamise alas olevad üksused. Neid nimetatakse, eks ole, üldise terminiga teenusosutajad. Tuttav, eks ole, termin vanast kütsis ka, aga see teenusosutajad siis jaguneb kahte gruppi. Ühed, mida me nimetame üliolulisteks üksusteks ja teised, mida nimetame olulisteks üksusteks. Mis see vahetegu on, võite küsida. Vahetegu on selles, et tõsi, mõlemad on kütsi subjektid, aga eelkõige vahetegu seisneb kahes aspektis. Esiteks, trahvid on erinevad, üliolulistel üksustel suuremad, olulistel väiksemad mõnevõrra ja järelevalve ka. Üliolulise üksuse nii-öelda siis süsteemidesse võib sisuliselt järelevalve pisteliselt ilma ette teavitamata sisse tulla. Lööb siis jalaga ukse maha, eks ole, kell 8 hommikul, kas virtuaalselt või siis füüsiliselt, kui neil on põhjust. Oluliste üksuste puhul tavaliselt sellist nii-öelda ette teavitamata kontrolli ei toimu. Pigem on siis järelkontrolli formaadis, ehk siis üliolulistel üksustel eel- ja järelkontroll, olulistel üksustel pigem järelkontroll. Ja lisaks kütsisubjektide all on ka domeeninimede registreerimise teenusosutajad, näiteks zone.ee, eks ole, ja nii edasi. Aga lähme siis nagu rohkem detaili. Kuidas sellele asjale ja kuidas sellele listile üldse läheneda, on sisuliselt 2 sammu. Esiteks tuleb tuvastada, kas minu organisatsioon siis kuulub sinna pikka nimekirja. Ja teiseks tuleb tuvastada ka seda, et kui suur minu organisatsioon on. Selgitan teile seda lähemalt, aga see üldpõhimõte on see, et teatud organisatsioonid lähevad kütsisubjektsuse alla sõltumata sellest, kas seal on 500 töötajat või 1 töötaja. Aga teatud organisatsioonid lähevad sinna alla olenevalt nende suurusest, eks ole, et peavad mingisugused teatud lävendeid olema täidetud. Ja räägingi kohe lähemalt. Esimene list on järgnev ülioluliseks üksusest üksuseks sõltumata suurusest, võib-olla ka 1 töötajaga, loetakse eelkõige siis elutähtsa teenuse osutajad siis hädaolukorra seaduse mõttes. Eestis on 22 elutähtsat teenust, kui ma õigesti mäletan, umbes 400 ettevõtet, näiteks suured pangad, suured haiglad ja nii edasi. Ma igaks üks ütlen teile ka seda, et ma räägin, et minu jutt oleks huvitav, ma räägin teile näidetest, kes sinna alla lähevad. Aga see ei ole nüüd definitiivne minu arvamus, kas mingi asi läheb sinna alla. Ma lihtsalt proovin näiteid tuua, eks ole. Esmatunnetus on see, et võib minna. Avalik sektor, näiteks ministeeriumid, linnavalitsused, vallavalitsused, kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad, ehk siis need, kes neid digiallkirjasid haldavad, eks ole, domeeninimede süsteemi teenuse osutajad, tippdomeeni registripidajad, võimalik, et näiteks Eesti interneti sihtasutus SA läheb sinna alla. Samuti ka kriitilise tähtsusega side teenuse osutajad, need on kõik, kes sinna alla lähevad. Siis nii-öelda järgmine list on selline, kus tuleb vaadata, et kui suur teie organisatsioon on. Et kas ta on siis ülioluline üksus või oluline üksus. Ülioluline üksus on siis, kui ta on suur ettevõte. Suur ettevõte on ettevõte, kus bilansimaht on vähemalt 43 miljonit eurot või siis aastakäive on 50 miljonit eurot vähemalt ja ettevõttes on siis vähemalt 250 töötajat.
Keskmise suurusega ettevõtteks loetakse sellist ettevõtet, kus on siis 10 miljonit eurot aastakäivet ja 50 töötajat. Aga see list on järgnev ja see list on nüüd kõvasti ära lihtsustatud nende slaidide jaoks ja selle tänase rääkimise jaoks. Sest et kui ma hakkaksin seda otsast peale ette lugema, siis me oleksime siin õhtuni, aga nii palju meil aega ei ole. Ehk siis ma veidike üldistan. Siia listi kuuluvad energeetikaga seotud ettevõtted, kes toodavad näiteks elektrit, toodavad gaasi, pakuvad kütte- või jahutusteenust, naftarafineerijad, vesinikutootjad, ehk siis energeetika. Transport, teatud transpordiga tegelevad ettevõtted kuuluvad ka siia alla. Lennundussektoris, eks ole, lennundusteenuse pakkujad, raudtee käitajad, veetranspordiga seotud ettevõtted, eks ole, Tallinkid ja nii edasi ja maanteega osad ka, eks ole. Lisaks pangandus- ja finantsturu taristud, krediidiasutus, kauplemiskoha korraldaja, keskne vastaspool. Kui meil on mõni inimene siin täna krediidiasutusest ja mul on siuke tunne, et võib olla küll, vaadata seda listi, siis pankadega ongi kõige nagu segasem asi see, et meil on pankade jaoks nagu TORA määrus ka, eks ole, mis on Euroopa Liidu otsekohalduv määrus. TORA, mis siis kohaldub finantssektorile ja sätestab küberturbenõuded. See on üsna nagu segane vahetegu, eks ole, et kas siis Kvitsi vaadata või TORAt. Üldpõhimõte on siin see, et kui TORA on vähemalt sama range, siis tuleb TORAt vaadata. Lisaks ka tervishoiu teatud ettevõtted, kui on esmatähtsa meditsiiniseadme tootjad, ravimite tootjad, ravimi arendajad, nemad kuuluvad ka siia listi. Lisaks digitaristu ja IKT teenuse pakkujad, pilveandmestöötlusteenuse osutajad. See on üsna lai, eks ole. Siia kuuluvad siis kõik ettevõtted eelduslikult, kes osutavad baasteenust, eks ole, platform as a service, software as a service, infrastructure as a service ja nii edasi. Üsna lai spekter, eks ole. Siia kuuluvad ka andmekeskusteenuse osutajad. Samuti ka sisu, levivõrgu teenuse osutajad. Võib-olla panite tähele siin, oli see äkki nädalake või 2 tagasi, kui Delfid ja kõik kohad olid maas. Olid maas sellepärast, et Cloudflare ei toiminud. Cloudflare tõenäoliselt kategoriseerub selle Content Delivery Networki alla. Lisaks ka infoturbe teenuse osutajad, kes siis infoturbe alaselt nõustavad, võib-olla siis Cybernetica ja nii edasi ja interneti sõlmpunkti teenuse osutajad ja haldusteenuse osutajad, mis on jälle üsna nagu lai termin, et kõik ettevõtted, kes siis IKT toodete või teenustega seoses mingisuguseid haldusi teevad või mingisuguseid teenuseid pakuvad, näiteks Teliad ja meie suur sõber Privent, kes meile seda teenust osutab, nemad kuuluvad sinna alla. Ja siis järgmine kategooria, kes siia veel alla kuulub, on joogivesi ja reovesi, ehk siis need, kes meil joogivett toovad ja need, kes halva vee ära viivad ja nii edasi, eks ole. Ja kosmos, ma ei näe siin saalis Elon Muski, seega see ei ole relevantne. Liigume edasi. Veel, eks ole, üliline üksus, kui on vähemalt keskmise suurusega, oluline kui väiksem, on üldkasutatava elektroonilise side võrguteenuse osutaja ja lihtsalt üldkasutavata elektroonilise side teenuse osutaja. Näiteks Telia, näiteks Elisa ja sellised tegelased. Ning siis on järgmine list. Ma luban, et see on minu hinnangul eelviimane list ja siis listid lõpevad. Võib-olla näete ka pärast unes neid, aga oluline üksus sõltumata suurusest on avalik-õiguslik juriidiline isik, eks ole, keda on ka Eestis, eks ole, mitmed. Näiteks ülikoolid kuuluvad siia alla, Tervisekassa, Töötukassa, vanad head perearsti ja abi osutajad, need, kellest kogu asi alguse sai, eks ole. Ehk siis need perearsti abi osutajad, kes ei ole elutähtsa teenuse osutajad, loetakse siis oluliseks üksuseks sõltumata suurusest. Avalik sektor jällegi, andmekogu vastutavad töötlejad, volitatud töötlejad, KOV-i üksuste liit, Arenguseirekeskus, RMK, usaldusteenuse osutajad, eks ole, DocuSign ja sellised tegelased. Ning viimane list. Need on siis olulised üksused, kui nad on vähemalt keskmise suurusega ettevõtted. Need on siis ettevõtted, kes tegelevad põhitegevusena jäätmekäitlusega, viivad näiteks prügi ära. Kui ettevõte tegeleb kemikaalide või sellega seonduvate toodete tootmisega, turustamisega, toidu hulgimüük ja kusjuures see on üks nendest punktidest, mille oli ka palju vaidlusi. Eelnõu näeb siis ette ja ka NIS 2 näeb seda ette, et
kui on ettevõte, kes tegeleb toidu hulgimüügiga, tööstusliku tootmisega või siis töötlemisega, välja arvatud alkohol, siis sellest saadav, siis need on nii-öelda üldreeglina peaksid minema siis olulise üksuse definitsiooni alla. Ja huvitav on see, et jah, et alkoholitootjaid sinna ei loeta, sest et riik mõtleb seda, et alkohol ei ole nagu eluks hädapärane asi, elutähtis asi. Ei ole päris kindel, aga igaüks võtab enda otsuse vastu. Riik arvab, et alkohol ei ole nii oluline. Ehk siis alguses oli nagu küsimus selle üle, et okei, et toidu tööstuslik töötmine, et mida see tähendab üldse, et kui meil on Estonia teater, kes, või Vanemuise kohvik, kes nagu tegeleb teaterina, aga kuramus vaheajal saab ka saiakest osta, mis nad, eks ole, seal ahjus küpsetasid, et kas ta siis on oluline üksus või tundub nagu absurdne veidikene. Arusaadav ja sellepärast tehti see täiendus, eks ole, et ning sellest saadav aastakäive on vähemalt 50%. Ehk siis kui Vanemuine ei müü pirukaid nii palju, et nad 50% enda tulust saaksid, eks ole, siis nad ei lähe sinna alla. Aga mis siia alla võib minna, jällegi mõtlen valjult, ei pruugi olla lõpuni korrektne, aga näiteks kui Selveri köök toodab nii palju salatit, et salatist saadav tulu on 50% nende käivest, siis nad võivad siia alla minna. Meditsiiniseadme tootja ja üldse väga paljud asjade tootjad nagu arvutid, elektroonika ja nii edasi, kõik kuuluvad sinna alla. Internetipõhise kauplemiskoha pidajale kuulub ka siia alla. See on siis selline platvorm, kus siis tarbijad saavad tulla ja teistelt tarbijatelt asju osta või kauplejatelt. Võib-olla näiteks Volt võib siia alla minna, võib-olla näiteks osta.ee võib siia alla minna ja nii edasi. Postiteenuse osutaja, need, kes asju ringi viivad, muuhulgas kulleriteenuse osutajad, sotsiaalmeediaplatvormi pakkuja, Meta ja nii edasi, veebipõhise otsingumootori pakkuja, Google'id ja kõik muud sellised alternatiivid ning lisaks ka teadusasutus. Ja lihtsalt saidki läbi. Kõik on selge, eks ole. Päris keeruline küsimus tegelikult. Ja need listid, mis ma teile siia kuvasin, selle jaoks, et teil nagu väga-väga igav ei hakkaks, siis ma nagu lihtsustasin neid hästi palju. Et tegelikult need on nagu ülidetailsed ja ülipalju nüansse ja nii edasi, aga see on nii-öelda see, nagu öeldakse inglise keeles in a nutshell, kuidas siis tuleb aru saada, kas keegi kuulub kütsi alla või mitte. Aga mis on need põhikohustused siis, mis kütsist tulevad? Okei, olete jõudnud arusaamani sellest, et ma kuulun kütsi alla, mida ma siis tegema pean? Esimene asi on see, et tuleb teavitada RIA-t, Riigi Infosüsteemi Ametit. Ma räägin sellest tähtajast ka varsti, aga põhimõte on selline, et igaüks, kes sinna alla kuulub, peab ise aktiivselt kirjutama RIA-le, ütlema, mis on tema nimi, ettevõtte nimi, kontaktid ja põhjuse, miks ta arvab, miks ta sinna alla läheb. Ehk siis siin tuleb viidata ühele nagu listile, eks ole, mis tuleb siis neist kahest. Ja see on aktiivne ettevõtte enda kohustus. RIA ei tule kedagi ise teavitama. Teine punkt, määrata vastutav juhatuse liige, räägin täpsemalt kohe, küberintsidendist teavitus ja rakendada turvameetmeid. Mida need kõik tähendavad? Nagu ma ütlesin teile, kohustus teavitada RIA-t. RIA-le tuleb siis esitada andmed enda kohta ja lisaks, kui midagi muutub, näiteks muutub teie aadress, midagi taolist, mingid kontaktid, tuleb RIA-t ka aktiivselt sellest teavitada. RIA selle põhjalt siis koostab nimekirja, mis on kõik Eesti Vabariigis olulised ja üliolulised üksused ja nii edasi ja peab seda. See on asutuse sisene teave, see ei ole avalik teave, sellepärast et muidu oleks idanaabritel väga lihtne see list, eks ole, endale välja võtta ja siis hakata kõiki neid, eks ole, ründama, kuna ju siis nad on piisavalt olulised. Teine põhiline kohustus ja nagu ma ka ennist mainisin, üks oluline muudatus on see, et on kohustus määrata vastutav juhatuse liige ehk siis organisatsioonil, millel on millel on siis rohkem kui üks juhatuse liige. Tuleb määrata, et kes siis nendest juhatuse liikmetest on see, kes kiidab heaks turvameetmed, mida rakendatakse, jälgib nende rakendamist ning ka vastutab selle eest. Ning lisaks tema kohustuseks on ka läbida siis korrapäraselt koolitusi. Ehk siis ei ole võimalik see, et juhatuse liige või juhatus lihtsalt ei viitsi nende asjadega tegeleda, võtavad endale näiteks CTO tööle ja eks ole, või CSO ja see on tema, eks ole, mure. Ei, keegi peab olema juhatuses, kes kontrollib, vastutab ja peab järelevalvet. Ning kui määrata seda juhatuse liiget, siis automaatselt rakenduvad need kohustused ja vastutused kõigile juhatuse liikmetele. See kindlasti tuleb ära teha. Kolmas oluline kohustus on küberintsidendist teavitamine, kui see juhtub.
See mõiste on laias laastus sama, mis oli vana kütsi alusel, aga kui juhtub küberintsident, ehk siis mingisugune turvanõuete rikkumine, millel on oluline mõju, siis tuleb sellest teavitada RIA-t viivitamata selle toimumisest ning hiljemalt 24 tunni jooksul pärast seda, kui te sellest teada saite. Ja seda nimetatakse nüüd siis esmaseks teavituseks. Ja üldsegi nii-öelda uuendatud küts näeb ette siis sellise 4-astmelise struktuuri teavitamiseks, kus siis esimene on see esmane teavitus ja teine on intsidenditeade. Intsidenditeade on see, mis tuleb 72 tunni jooksul teha selle toimumisest, kus siis tuleb uuendada neid andmeid, mis te juba ära esitasite, seda infot, eks ole, selle info põhjalt, mis te siis nagu olete juurde teada saanud. Ja oluline on ka see, et eriti kui te taotlete selle näiteks selle esmase teavitusega, eks ole, või intsidenditeatega RIA abi, siis nagu ütleb seadus, võimaluse korral, mitte definitiivselt, aga võimaluse korral nad aitavad tegelikult. Nad aitavad kaasa mõelda, kuidas seda asja lahendada, kuidas nii-öelda olukorda siis mitigeerida ja neid kahjusid vähendada. 3. aste on vahearuanne RIA nõudmisel, kui intsidendi menetlemine läheb pikaks, eks ole, siis RIA ütleb, et kuulge, esitage vahearuanne, öelge, mis vahepeal toimunud on ja nii edasi. Ja lõpuks siis lõppraport. 1 kuu möödumisel intsidendi teatest. Kui see asi nüüd venib pikale, siis lõppraport on, eks ole, selle võrra hiljem, aga üldreeglina siis 1 kuu sellest toimumisest. Ja oluline on ka see, et see uus küts nagu näeb ette seda, et lisaks sellele kohustuslikule teavitamisele, mis ma siin nagu olen teile kauni joonisega lahti selgitanud, on võimalik vabatahtlikult RIA teavitada. Ja sellest nagu omakorda tuleb siuke huvitav nagu whistleblowing teema ka, et võib täitsa anonüümselt öelda, et minu ettevõttes on küberturbega küll kohutavalt halvasti lood. Ja siis RIA menetleb, eks ole. Seega mõistlik on need asjad ära klattida, et siis töötajad ei lähe seda vilet puhuma sinna RIA-sse. Turvameetmed. See on see teema, kus mina räägin alguse sisse, siis räägib Andres pikemalt ja siis ma tulen korraks veel tagasi ja räägin järelevalvest ja trahvidest ja asjadest ka. Ja kõige olulisemast küsimusest, ütleme, et kirstordil jätame viimaseks, et millal see kõik kohaldub. Aga esmalt turvameetmetest. Sisuliselt on 3 plokki turvameetmeid, mida peab siis üks kütsi subjekt järgima. Esimene on vana hea AIDS, vana hea ISO 27001, välja arvatud siis TORA kohustused ja tsiviillennunduse sektor, mis on selline nagu kuldstandard, mida tuleb siis järgida. Teine plokk on nüüd erandlik ja see on asi, millest ka minister meile rääkis, eks ole. Ehk siis teatud, eelkõige väikestele ettevõtetele nähakse ette erisus, et nemad ei pea seda pikka AIDS-i, seda 700 leheküljelist dokumenti järgima. Ehk siis nemad peavad järgima väikest AIDS-i, ehk siis veitsi, ehk siis esmaseid turvameetmeid, millest Andres räägib lähemalt, eks ole, mis on rohkem selline nagu põhimõttekindel lähenemine kui 700 leheküljeline dokument. Ja nagu ma mainisin, siis väiksemad ettevõtted, seega kui meil on kütsi subjekt, teenusosutaja, kellel on siis alla 50 töötaja ja kelle aastane käive või bilansimaht ei ole üle 10 miljoni euro, siis nemad saavad kohaldada seda väikest AIDS-i, mitte suurt AIDS-i. Ja lisaks mõned, eks ole, avaliku sektori tegelased, võib-olla ei ole, eks ole, siin selle audientsile nii huvitav, aga eks ole, mõned nii-öelda valla- ja linnaameti asutuse hallatavad asutused, väike riigimuuseum ja KOV-üksuste liit ka. Ja lisaks on selline uus uuendus on ka 3. standard, mis on siis erinõuded otse Euroopa Komisjoni rakendusaktist, mis kohalduvad sellistele digiteenusosutajatele, näiteks domeeninimede süsteemi teenusosutajad, tippdomeeni registripidajad, pilveandmetöötlusteenusosutajad, andmekeskusteenusosutajad, sisuläbivõrgu teenusosutajad, haldusteenusosutajad, eks ole, nagu ma mainis varasemalt, infoturbeteenusosutajad, internetipõhise teenuse kauplemiskohapidajad ja veebipõhise otsingumootori pakkujad ja sotsiaalmeediaplatvormi pakkujad ka. Ehk siis kokkuvõttes on 3 erinevat standardit, tuleb leida siis see nii-öelda õige. Ahah, üks oli veel, usaldusteenusosutajad. Nii, palun Andres, jätka. Nii, vaatame siis, et mis need nõuded täpsemalt on. Et sa ütlesid, et siin on vana hea AIDS ja nii edasi, aga kõigile nendele, kes nüüd uued kohustuslased on, ei ole vana hea, et see on nagu, et mis see siis endast tegelikult kujutab, eks. Et need nõuded siis tulenevad kütsi paragrahvis 7, seal lõige 5 siis räägib turvameetmetest ja selle paragrahvi alusel siis on 2 määrust, kus siis on täpsemalt kirjas, et mis need turvameetmed on.
Et esimene neist on siis Vabariigi Valitsuse määrus 121, mis räägib võrgu ja infosüsteemi küberturvalisuse nõuetest. Ja sealt siis tulevad need 3 plokki tegelikult, et sul tuleb kõigepealt volitus valdkonna ministrile EITS-i kehtestamiseks ja tuleb siis ka ISO 27001 tunnustamine alternatiivina. Et kui sa näiteks ei taha EITS-i kasutada. Samuti sealt tuleb siis EITS-i ja ISO kohustuse välistus väike- ja mikroettevõtetele. Need ongi siis need alla 50 töötaja, alla 10 miljoni käivet. Et nemad siis on EITS-i ISO kohustusest vabastatud. Aga kõigile siis olenemata suurusest kehtivad need esmased turvameetmed, mis on siis põhimõtteliselt nagu EITS-ist võetud väiksem komplekt meetmeid. Selle määruse alusel siis ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri määrus 101 Eesti infoturbe standard kehtestab siis EITS-i. Et EITS ise koosneb siis 3 osast. Kõigepealt on nõuded infoturbe halduse süsteemile, mis siis annab selle juhtimisprotsessi, et tegemist on sisuliselt kõik infoturbe halduse süsteemid on kvaliteedijuhtimissüsteemid, eks. Seal on selline siis sarnaselt teistele kvaliteedijuhtimissüsteemidele, nagu näiteks keskkonnajuhtimissüsteemid või mingid muud, on ka seal siis selline protsess, kus juhtkond peab saama endale ülevaate, kuidas ettevõttes asi on ja võtma vastu otsuseid. Teine osa, mis tuleb EITS-ist, on siis etalon turbe kataloog ja 3. osa on siis auditeerimise eeskiri, kus on siis kirjas, et kuidas auditit tuleb teha. Vaatame neid siis natukene lähemalt ka, et Eesti infoturbe standard ise, et põgusalt juba rääkisin, etalon turbe meetmete kataloog, see vist on siis see 700 lehekülge, millele minister viitas, et seal on siis kokku on 1802 turvameedet. Olles nüüd siin natukene ka nõustanud, auditeerinud ettevõtted, et siis ütleme keskmiselt selline 1100 või 1000 meedet on selline, mis tõenäoliselt, kui see ei ole nüüd nagu mingi kõrgmeetmetega ettevõte, et siis tuleb sulle rakendamiseks nendest meetmetest. Ja on siis auditeerimise eeskiri, et auditeerimise eeskiri siis ütleb, et kui tihti tuleb auditit teha, samuti ta annab siis ette sulle mingid piirid, et kui kaua see audit umbes võiks kesta, mis on need erinevad auditi etapid ja nii edasi. Ja kõige selle rakendamist siis, et sa ei saaks lihtsalt öelda, et jah, tegin ära küll ja loota, et RIA kunagi ei tule sind kontrollima, on siis see, et sa pead seda tõendama välisauditiga. Ehk siis sa pead leidma audiitori, kes tuleb ja teeb sulle EITS-i auditi. See audiitor peab olema sõltumatu sinu ettevõttest, peab olema professionaalne, teinud enne infoturbe auditeid ja tal peab olema siis erinevad nõuded, mis on siis selles auditeerimise eeskirjas kirjas. Välisaudit siis toimub korra 3 aasta jooksul, ehk siis see on, pärast räägin ISO standardist, aga see periood on umbes sama, et ühe korra 3 aasta jooksul sa pead siis tegema sellise nagu täis Eesti infoturbe standardi rakendamise auditi. Ja vahepeal siis need 2 aastat, mis selle 3 aasta vahele jäävad, tuleb siis teha vaheauditeid. Et vaheauditid on siis väiksema skoobiga. Kui sul ütleme see kord aastas audit on selline 100%, siis vaheaudit võib olla näiteks 30% ütleme sellest mahust. Ja selle eesmärk on siis tagada, et sa ikkagi järjepidevalt kogu aeg need regulaarsed protsesse läbi käid, raporteerid infoturbest oma juhtkonnale, juhtkond saab teha otsuseid, et jälle infoturbesüsteemi parandada ja nii edasi, nii edasi. Selles infoturbe nõuete määruses on siis ette nähtud ka alternatiiv, on siis ISO IEC 27001 turvastandard, mida võib rakendada. Need on siis tegelikult, see standard on nõuded infoturbe juhtimise süsteemile, et seda, kui te hakkate nüüd kunagi EITS ja kütsiga tegelema, siis see ISMS on see lühend, mida te kindlasti tihti kohtate, et see on siis infoturbe halduse süsteem, tuleb inglise keelest Information Security Management System, et see 27001 siis annabki nõuded sellele ISMS-ile, põhimõtteliselt üks osa EITS-ist, ISO 27002 annab siis selle turvameetmete kataloogi, see on siis ütleme vastand sellele etalon turbemeetmete kataloogile võib-olla, et seal on siis 93 turvameedet. Kui nüüd alguses peale vaadates tundub nagu meeletu vahe, et mitu nagu mitmekordne vahe, et kus see siis nagu tuleb. Et see eelkõige siis tuleneb sellest, et mis on see filosoofia nende turvameetmete kirjapanekul.
Et ütleme, kui üks Eitsi meede võib olla ka sihuke 2-3 lauset, on hästi detailne, et siis üks ISO meede, selle kirjeldus 27002 võib olla 1-2 lehekülge. Ehk siis, et see turvameede, nagu, kuidas sa selle nagu kokku võtad, on siis lihtsalt nagu erineval tasandil. Praktiliselt tähendab siis seda, et kuskil sul peab olema turvameetmete tabel, kus sa ütled, et kuidas sa iga turvameedet rakendad ja mis on see referents kuskil sinu siseprotseduurides. Et Eitsi puhul sul peab siis lihtsalt olema 1100 rida, mida sa üle vaatad ja hoiad ajakohasena. ISO puhul siis võid piirduda umbes 90-ga. Aga muidu see rakendamine on siis enam-vähem sarnane. Rakendamist tõendab siis sertifikaat, mis tuleb esitada RIA-le. See sertifikaadi sa saad siis, kui sa kord 3 aastal jooksul läbi sertifitseerimisauditi. See on siis natukene teistmoodi protsess võib-olla kui Eitsi audit, et seda sertifitseerimisauditit viib läbi siis päris sertifitseerimisasutus, mis on siis omakorda akrediteeritud mingi riikliku akrediteerimiskeskuse poolt. Ja see süsteem on seal nagu selline, ütleme siis võib-olla robustsem ja seal on mingi nagu sellist ülevaadet nagu rohkem, et millised need auditeerivad asutused siis ka on. Et Eitsi auditi puhul siis on põhimõtteliselt ainult need nõuded, mis on seal auditeerimise eeskirjas ja kus järelevalve nende auditeerijate üle toimub, et seda saame siis näha. Aga põhimõte vaheaudititega on sama, et kui sa 3 aasta tagant teed suure auditi, siis vahepeal 2 aastat pead tellima siis sõltumatu väiksema välisauditi. Ja ma kuidagi nagu proovisin nad üksteise sisse panna, nad ei ole päris mullid üksteise sees, aga see loogika võiks nagu umbes selline olla, et on hinnatud või ma olen kuulnud hinnanguid, et Eitsi rakendamine võib võtta ühes samasuguse ettevõttes umbes 10-20% rohkem aega kui ISO standardi rakendamine. Ja esmased turvameetmed, et need on siis turvameetmed 9 turbevaldkonnas. See on siis nagu, ütleme, sellest veel nagu väiksem kogumus, siis, et see on 55 meedet on seal, et nad põhimõtteliselt mäpivad selle NIS2 artikkel 21 meetmetega, et siis need kohustuslikud meetmed, mis NIS2 nagu on, et need on siis kaetud ka nendes esmastes turvameetmetes. Ja siin siis oluline erinevus on, et selle skoobi mõttes veel ma tegin selleks huvitav harjutus, et ma andsin tehisarule ette siis need esmaste turvameetmed Exceli tabeli, mille saab RIA lehelt ja andsin talle ette ISO 27001 standardi ja ütlesin, et vaata, et mis see kattuvus umbes on siis. Ja siis tehisaru selle peale arvas, et nii sellest nõuded ISMS-ile kui ka turvameetmete kataloogis see osaline või täielik kattuvus on umbes 50%. Ehk siis esmased turvameetmed, see ei ole ka nüüd on ju, ei ole nagu selline tugev tõde, aga ta katab umbes 50% siis sellest, mida ISO standard nõuab. Ja oluline erinevus on siis selle rakendamise tõendamisel, et esmaste turvameetmete rakendamisel sa pead siis rakendama ainult enesekontrolli, et sul ei ole tarvis välisauditit siis tellida selle jaoks, sa võid seda ise kuidagi määrata, et kuidas sa seda kontrollid. Ehk siis see peaks nagu seda halduskoormust tooma tunduvalt alla. Ja samamoodi leevendama ka tõenäoliselt siis auditibüroode koormust, et need kõige väiksemad, kelle puhul tõenäoliselt on ka võib-olla kõige rohkem probleeme, ja kes võib-olla ei tahagi seda auditit nii väga tellida, et nemad on siis sellest auditi tellimise skoobist nagu välja arvatud. Võib-olla räägime mõnest põhimõistest ka, et mis see infoturbehalduse süsteem või see ISMS siis on. Ma kuvasin siia siis selle definitsiooni, mis Eitsis on, aga vaatame korra, et mis ta siis nagu sisuliselt tähendab. Et ta on siis põhimõtteliselt on organisatsiooni juhtimissüsteem, mis koosnebki poliitikatest, protseduuridest, juhistest, ehk siis põhimõtteliselt mingist korraldavast dokumentatsioonist, mis on sinu ettevõttes olemas, ja nendega seotud ressurssidest ja tegevustest. Ehk siis, kui sa oled midagi kirja pannud, sa pead seda ka pärast täitma ja juhtkond peab selleks ette nägema siis piisava ressursi ettevõttes, et need asjad, mis on kirjaks, saaksid täidetud. Ja seda süsteemi siis organisatsioon kollektiivselt haldab, et kaitsta oma infovarasid. Et see kollektiivne haldus siis ongi võib-olla ka see põhimõte, mis NIS2 on, eks, et lõpuks juhtkond vastutab. Ehk siis, et see ei saa olla nagu mingi enam kuskil infoturbeosakonda viitejuhile ära lükatud, vaid see peabki olema nagu selline ettevõtte võetud kohustus.
Ja ISMS on siis suunatud ärieesmärkide saavutamisele ning kujutab endast süstemaatilist lähenemist infoturbe rajamisele, ehk siis tavaliselt need standardid ütlevad ette, mis sa tegema pead, et üldse see süsteem rajada, käigushoiule, ehk siis ta ütleb sulle need kas siis regulaarsed tegevused, mida sa pead täitma, seirele, kui sa midagi kaitsed, siis ISMS-i järgi sa peaksid seda ka seirama, vaatama, kuidas sul tegelikult läheb, et mitu intsidenti sul siis ikkagi aastas on, kas nad on sellisel tasemel, nagu sa oled oma eesmärkides kirja pannud, et nad võiksid olla. Pead seda siis hooldama, seda süsteemi, et sa pead aeg-ajalt üle vaatama näiteks, mis on need poliitikad, protseduurid, juhised, kas need on ikka asjakohased. Tavaliselt nõutakse ka nendes standardites, et seda peab korra aastas näiteks tegema. Ehk siis keegi, kes on need asjad kokku kirjutanud, peaks korra aastas peale vaatama näiteks, et kas see ikka on nii, nagu ta on. Võib-olla midagi muutunud. Ja täiustamine, et kõige selle põhjal, kui sa saad tagasisidet, saad seirest, vaatad neid dokumente üle, peaksid sa siis viima juhtkonnale, näiteks infoturbejuhina juhtkonnale otsustamiseks siis mingid vajalikud muudatused. Ja juhtkond peab siis iga aasta mingil juhtkondlikul läbivaatusel näiteks võtma vastu otsused, et kuidas seda infoturbe halduse süsteemi siis parendada. Ja kõik see põhineb riski kaalutlemisel ja selle aktsepteerimise tasemetel, mis siis tagavad riskide käsitluse ja halduse, mis see tähendab. Riskide kaalutlemine, riskide hindamine ISO 27001 standardis on selline keskne ja põhimõtteline koht, kõik toimub ka läbi riskide hindamise. EITSis on riskide hindamine ka nagu sinna külge poogitud, aga suurema riskide hindamise siis EITSis on nagu ära teinud tegelikult RIA teie eest, et see etalon turbekataloog, need tasemed seal sees ongi siis, ütleme, RIA on võtnud mingi tüüpilise avaliku sektori organisatsiooni ja mõelnud, et mis need siis need turvatase võiks selles olla, et seal on ka erinevad tasemed, et seal on põhimeetmed, on standardmeetmed, on kõrgmeetmed, et vastavalt siis sellele rakendamise metoodikale sa siis leiad, millised on sulle kõige kohasemad ja rakendad siis neid, mida siis riik on sulle ette andnud. Et need standardid iseenesest, ma ei hakka nüüd iga punkti läbi käima, ma juba eelmise slaidi juures nendest natuke rääkisin ka, aga kui neid peatükke nüüd vaadata, et nad on suht sarnased. Et siin mõned asjad on EITSis rohkem, näiteks auditeerimise koht on rohkem, ISOs selle jaoks on mingi eraldi standard, kus on auditeerimise põhimõtted täpsemalt kirjas. Aga põhimõtteliselt see ISMS, millest ma rääkisin, see käib nendest kõigist standarditest läbi. Kõik see algab, miks ka on need juhtkonna kohustumused, trahvid juhtkonna liikmetele NIS2, et kõik see algab siis sellest tippjuhtkonna kohustumusest ja infoturbeprotsessi algatamisest. Et tuleb tippjuhtkond, siis võtab vastu infoturbepoliitika, annab sellega volitused siis näiteks kellelegi organisatsioonis infoturvet korraldada ja samuti osaleb siis riskihalduses. Ja siis on ülejäänud asjad juba enam-vähem võib siin värvikoodida ära, aga enam-vähem mäpivad kõik kokku. Et kui ma enne rääkisin sellest välisauditist, mis tuleb tellida, et siis mõlema standardiga on ette nähtud ka siseaudit, et EITS nimetab seda sõltumatuks läbivaatuseks. Aga sisuliselt on infoturbe siseaudit, et iga organisatsioon siis iga aasta peab põhimõtteliselt läbima 2 auditit, et ta peab tegema endale infoturbe juhtimissüsteemi siseauditi ja lisaks siis ka sõltumatu välisauditi tellima. Ja iga 3 aasta tagant see siis on lihtsalt, selle maht on suurem. Jah, rakendaja vaatest võib-olla, et millest ma juba rääkisin ka, et EITSil on siis see meetmete kataloog on detailsem, et see metoodika järgi sa siis ise, sa saadki kohe teada, mis need meetmed on. Sa ise võib-olla pead vähem leiutama ja panustama. Selle nagu see downside on siis see, et bürokraatiat selle rakendamisel on rohkem. Ehk siis, et mul endal võib-olla selline näide, et kui ma siin nõustan 2 organisatsiooni, me oleme siin umbes 10 kuud nendega tööd teinud, et siis võib-olla see, kes ISO rakendab, temal on juba meetmed dokumenteeritud ja me räägime nagu sellest, et kuidas neid siis reaalselt rakendada. Et see, kellega ma nõustun nagu EITSi tegemist, et tema ikka veel koostab oma seda meetmete listi ja vaatab üle, et kas ikka kõik meetmed on täidetud või et kas need on kuskil kordades tal juba kirjas või ei ole. Ehk siis see bürokraatia, nagu mis te sinna sisse peate panema, on ühel puhul jah, nagu natukene suurem, aga te saate siis selle tulemusena kätte
nagu tõesti kõik selle, mis te peate tegema. EITS on Eestile spetsiifiline standard, nagu siin ka räägiti juba, et konsultatsiooni auditi turg võib olla selle võrra piiratud, eks, et sa ei saa seda kuskilt mujalt võtta tõenäoliselt, et sul on ikkagi vaja mingit Eesti ettevõtet selleks. Ja rahvusvahelist tunnustamist nagu automaatselt järgne kuidagi on, et selle jaoks siis on sul võimalus see 27001 ise saada. EITS on ka uus ja kujunemisjärgus, et tulevad iga aasta uued uuendused, mis on nagu positiivne, nagu me oleme asjaga jälle ajakohased. Teisest küljest nagu rakendajale ta ei ole nii hea, et sa iga aasta pead vaatama, et mis jälle muutus, eks, et auditeerimise eeskiri näiteks viimati muutus päris põhjalikult, et eelmine aasta oli teistmoodi, see aasta on teistmoodi, et natuke lisab sellist segadust. 271 puhul siis jah, et see meetmete kataloog on üldisem, on soovituslik, sa võid seal ise mõelda, kuidas sa täpselt neid meetmeid teeb, aga sa pead siis ise olema valmis seda riskianalüüsi põhjalikult läbi viima ja meetmed sisustama ise rohkem. Ehk siis sa pead nagu ise rohkem olema teadlik, aga ta võimaldab sul siis puhtalt standardi metoodika rakendamise mõttes saada nagu väiksema bürokraatiaga hakkama. Ta on rahvusvaheline standard, tahad võtad Lätist, konsultandi tahad võtad Hollandist, sertifitseerija, auditeerijaga samati ja tunnustamisega on siis sama positiivne külg. Välja kujunenud ja stabiilne, et nagu siin näha, et 20 aasta jooksul on teda 2 korda uuendatud. Ehk siis järgmised 5 aastat tõenäoliselt saad sõita samade nõuetega. Nii, ja nüüd siis sulle tagasi. Palun. Nii, aitäh. Kohe läheme paneeli juurde, aga paar kirssi veel tordil seoses uue kütsiga. Põhiline küsimus on see, millal see kõik kohaldub? Eile, täna, homme, ülehomme, 3 aasta pärast. Siin on kaks lähenemist või 2 kategooriat, kuigi nad tegelikult lõppastmes tulevad samasse kohta kokku. Kui meil on organisatsioon, kes oli subjektiks juba vana kütsi alusel, siis see loogika on see, et selle teavitamise kohustuse, nagu ma enne rääkisin, et te peate RIA-le endast teada andma koos andmetega, see tuleb täita siis 3 kuu jooksul. Ja eeldusel, et 1. jaanuarist seadus jõustub, siis 1. jaanuarist 3 kuu jooksul. Ehk siis te peate tegelikult selle 3 kuu jooksul üldse aru saama, kui te vana kütsi all ei olnud, siis peate aru saama, kas te sinna alla lähete. Ja vastus on sellele, et 3 aastat on aega tegelikult. Aga võime pärast Andrese käest küsida, et kui palju need tehnoloogilised asjad aega võtavad, aga nad tõenäoliselt võtavadki väga palju aega, seega 3 aastat on aega, aga alustada tuleks kõvasti varem. Ning lisaks, kui te olete elutähtsa teenusosutaja, siis see tähtaeg tuleb teile haldusorgani poolt. Siis see 3 aasta reegel ei kehti. Ning teiseks variandiks on see, et kui siis organisatsioon saavutab subjektsuse uute kütsi nõuete tulemusel, nüüd ma räägin sellest 3000 organisatsioonist, kes varasemalt ei olnud kütsi alusel, aga nüüd lähevad sinna alla, eks ole, siis või see juhtub kunagi tulevikus, eks ole, kas 1. jaanuaril või siis, ma ei tea, 1. jaanuaril 2030 asutate enda ettevõtte, kes hakkab elektrienergiat tootma, siis jällegi 3 kuu jooksul tuleb täita RIA teavitamiskohustus ja 3 aasta jooksul, eks ole, tuleb siis hakata uue kütsiga comply'ima inglise keeles, eks ole, et tuleb siis hakata seda järgima. Jällegi, elutähtsa teenusosutaja, haldusorgan ütleb teile, millal seda tuleb teha. 3 kuud, 3 aastat, hea lihtne meelde jätta. Alustada tuleks kohe. Ning viimane teema, enne paneeli, et kui ei järgi, siis palju seda euronsid tuleb selle eest maksta. No, veidike ikka tuleb, eks ole. Nagu ma enne teile mainisin, siis eks ole ülioluliste üksuste puhul toimub pisteline kontroll kui ka järelkontroll, oluliste puhul ülikõige järelkontroll. Sunniraha määr on 70 000. Varasemas eelnõu tekstis oli see kõvasti suurem, aga seda siis kaubeldi väiksemaks turuosaliste poolt. Aga põhitrahvid on ikkagi üliolulisele üksusele siis sellised nagu GDPR stiilis. Ehk siis 10 miljonit eurot, kuni 10 miljonit eurot või kuni 2% eelmise aasta ülemaailmsest kogukäibest, kumb on suurem ning olulisele üksusele siis vastavalt 7 miljonit eurot maksimaalselt või 1,4% eelmise aasta majandusaasta kogukäibest. Need on alternatiivid. NIS 2 ei ole veel rakendatud. GDPRis on samasugused alternatiivid, eks ole. Kas 20 miljonit eurot, kuni 20 miljonit eurot või kuni 4% sellest kogukäibest.
Ja Eestis näiteks oleme 3 miljonit näinud, välismaal Meta on saanud ka €1 miljard trahvi, eks ole, mitte miljon, vaid miljard, eks ole, ja Uberid ja asjad on saanud €700 miljonit ja nii edasi. Aga sõnumid kaevikust, paneel, palume tagasi lavale Andrese, palume lavale uue tulijana Rauno Kinkeri, kõik tulevad, võtavad oma tooli ning hakkame rääkima huvitavatest küsimustest. Keskel on või? Ma olen ääres. Ääres, okei. Tere. Rauno Kinker, kas sa tahad ennast paari sõnaga tutvustada ka alguseks? Jaa, mina olen Rauno Kinker, vandeadvokaat ja partner advokaadibüroos Widen. Henriga koos juhime eelnimetatud tiimi, mis muuhulgas tegeleb ka küberturbega. Muidu 1 lapse isa ja Eesti Jäähokiliidu distsiplinaarkomisjoni esimees. Mis on ka kõige olulisemad tiitlid. Absoluutselt. Isaks olemine. Aga ma jätkuvalt tuletan siis meelde, mida ma ütlesin enne, et need küsimused ei ole otseselt nagu ühegi meie sulest, aga baseeruvad sellel, mis me oleme kuulnud. Ja selle vabandusega ma tahan alustada, sest et minu esimene küsimus on Andresele. Miks meil seda jama vaja on? Aus küsimus. Ma arvan, et minister sellest põgusalt on ju rääkis, et kuidas sellele võib-olla nagu ilma paatuseta siis vaadata, et NIS 1 direktiiv, millega alguses taheti tõesti asi korda teha, eks. Et see ju võeti meil üle 2018 ka küberturbaseadusesse. Et mina puutusin kokku päris palju erinevate elutähtsa teenuse osutajatega näiteks kuskil seal vahemikus alates 2018. aastast. Ja see probleem oli ikkagi selles, et see ei olnud tegelikult, need turvameetmed, mis seal olid, ei olnud üldse nagu kohustuslikud. Suures osas nagu elutähtsa teenuse osutajatele. Ja need olid nagu riigiasutustele, oli sul see iske ikka veel, aga elutähtsa teenuse osutajatele oli seal 7-10 nagu väga nagu üldist lauset on ju kirjas. Et mida üldse tuleb teha ja üldiselt leiti siis rahalugejate organisatsioonidena seal juhatuste ja finantsjuhtide poolt, et tegelikult ju on siis korras, eks. Et me ju põhimõtteliselt nagu üldiselt ju teeme kõiki neid asju, mis siin need 7 lauset on või paneme edasi siis. Et 2022 nüüd tegelikult Eesti tegi selle NIS 2 suurest juba nendel üksustel ära, kes selle kütsi alla enne läksid. Eks need tegelikult määrasime kohustuse siis neid standardid, meetmeid rakendada, nagu päris standardid rakendada elutähtsa teenuse osutajatele ja nendele teistele siis, kes on seal kütsi all. Et neile tegelikult väga ei muutu ju midagi. Et kes juba, neile tuleb praegu see rakendamise tähtaeg juba 2025. aasta lõpus kätte. Me kuulsime, et kui palju on jõudnud see rakendamiseni, see on nagu oma küsimus. Aga miks seda NIS 2 vaja on, oligi see, et see NIS 1, meie nagu tegime 2022 selle nagu vahesammu ära, mis nagu seda tegi seda natukene lisas lihaluudele. Aga üle Euroopa oli see rakendamine nagu väga nagu, igaüks otsustas on. Ja nagu me ise nägime, et Eesti ka tegelikult 2018 tegi nagu väga lahjad meetmed. Kui ma rääkisin enda mingite kolleegidega Austriast, siis nemad ütlesid, et neil on ISO 27000 standard kohustuslik, nagu et nad juba auditeerivad enam-vähem, sertifitseerivad. Ja me olime nagu samasugused ettevõtted, samades sektorites. Ja meie nagu lajutasime käsi, et meil tegelikult nagu küts ei nõua väga midagi. Nagu. Et selles mõttes nagu just et oleks siis ühtne tõesti ühisturg, kus on sarnastel ettevõtetel sarnased meetmed, et selle jaoks seda vaja ongi, eks. Kusjuures mulle lisaksin siia võib-olla veel selle, et enne me võrdlesime seda ka isikuandmete kaitse üldmäärusega. Võrdlesime? Et selle tulekul küsiti ka paljuski sama küsimust, et miks seda kõike vaja on. Siiamaani küsitakse, et miks seda jama kõike vaja on. Seal see vastus on oluliselt kuidagi esoteerilisem ja filosoofilisem, et ikkagi isikutel on mingisugused põhiõigused privaatsusele ja nii edasi ja see kõik on kohutavalt oluline ja ma ikkagi ei taha, et hiinlastel kõik minu isikuandmed oleksid ja nii edasi. Fine, see kõik on muidugi tore ja nii ongi, siis mulle tundub, et see NIS 2 ja kütsiga see küsimus on ikkagi oluliselt praktilisem, et advokaatidena me ka näeme igapäevaselt seda, kuidas kliendid
tulevad lunaraha nõuetega meie juurde, küsivad, mida teha tuleb, tekkis reaalne varaline kahju, andmebaas on läinud ja on ikaldus. Lisaks on meil geograafiline olukord, nagu ta on ja ka geopoliitiline on, nagu ta on, et see huvi infosüsteemide reaalse ründamise vastu on väga suur, seda tehakse kogu aeg ja see praktiline kahju, mis tekib selle tagajärjel, kogu aeg suureneb. Et selles mõttes see olukord GDPR-iga võrreldes on väga erinev. Mulle tundub, et see vajadus, põhimõtteliselt ekspert saab öelda, et kas on vajadus sellega tegeleda või ei ole, et kui ohtu ei ole, siis ei ole vaja tegeleda. Aga üks andmekaitse spetsialist mulle näiteks ütles, et mina teen küll seda GDPR-i värki, aga tegelikult nagu seda turvalisust tagate teie NIS2-ga. Ei, need käivad alati käsikäes, et minu meelest kõige suurem väärarusaam, mis GDPR-i puhul on see, et seda on võimalik paberimajandusega nagu ära lahendada. Aga Andres, lükka siis müüt ümber või ära lükka, et kas see on järjekordne, kas NIS2 on järjekordne suvaline paberi compliance harjutus või on see ikkagi sisuline organisatsiooni nagu parendamise harjutus, millega päriselt tehaksegi asjad paremaks nii tehnoloogia kui ka kultuuri mõttes. No tõsi, paberitest ei pääse mitte keegi, aga mis sa nagu arvad sellest? No NIS2 ise on lihtsalt paberiks, et tema ise ei tee midagi korda, et see tegelikult sõltubki kõigist, kogu kogukonnast üle Euroopa on ju, ka Eestis. Et mis teeb ühes ettevõttes küberturbe heaks, ikkagi on kõik ikkagi lõpuks algab sellest, kas sul on juhtkonna toetus, on ju. Et kas asju turvaliselt teha on aktsepteeritud ja ainus viis, kuidas asju teha, on ju. Et kui päriselt on mingi projekt sul laual, kus sa pead otsustama, kas nüüd läheb ebaturvaline asi laivi, sellepärast, et sai ju lubatud ja nii edasi, või tegelikult me hoiame kinni ja anname inseneridele ülesande, et me teeme selle turvaliseks. Et see on see, mis loob seda, on ju. See loob ka seda kultuuri, on ju, see kultuur, et kuidas me enda ettevõttes asju teeme ja me teemegi turvaliselt. Et mul endal näiteks on siuke tore näide siin mõne päeva tagant, kus meil oli mingi pilet ringles, kus me pidime andma ligipääsu mingile välisele osapoolele. See oli kõikide suurte bosside kinnitused ära saanud ja lõpuks see, kes pidi seda rakendama, tema ütles, et kuule, et ma ikkagi leidsin, et tegelikult see on mingi andmelekke oht . Et te küll kinnitasite kõik ära selle, et seda võib anda, aga siin ta näeb mingi teiste klientide andmeid. Ja mulle väga meeldis see, et ta viis selle lõpuni, et isegi kui seal keegi hakkas rääkima, et ei, et ikkagi, äkki ikkagi teeme, et siis tegelikult jäädi selle kindlaks. Ja see ei tule, ükski direktiiv ei tee seda, eks. Et seda NIS2 saab nügida selle võrra, et ta toob selle juhtkondade võib-olla vaateväljale rohkem, eks. Et sul on need trahvid, sul on need juhatuse liikme kohustused, äkki paneb mõne mõtlema rohkem, eks. Et võib-olla kui järelevalve tuleb ka kuidagi sinna taha, on ju, nii et päriselt hakkabki keegi hakkab kontrollima ka. Et siis on see variant tõesti, aga lõpuks see sõltub igast ühest, et seda võib teha nii compliance'i harjutusena tõenäoliselt, kui seda võib teha ka sisuliselt. Aga ta ikkagi minu arust ta puudutab neid õigeid kohti, et mida tuleks puudutada. Ma täiendan seda mõtet võib-olla praktilise näitega meie enda varal. Advokaadibüroodele teadupärast ei rakendu mitte ükski osa sellest. Küll aga Eesti Advokatuur on ise välja töötanud küberturbestandardi, mis on vabatahtlik seal juures. Mina advokaadibüroo juhatuse liikmena siis mõtlesin 3 aastat tagasi, et mida see tähendab, et see on vabatahtlik küberturbestandard, et kui meil on küberintsident ja vaadatakse, et kas me oleme teinud mõistliku küberintsidendi vältimiseks, et kas siis öeldakse, et see on ikkagi vabatahtlik ja mulle tundus, et see ei ole vabatahtlik. Tegime auditi, teekaardi, rakendasime muudatused, küberturbe tase hüppeliselt tõusis. Et võib-olla see on ka kutsehaigus nagu advokaadil eriline reegliarmastus, aga mulle meeldis see, et advokatuur ütleb ette, mida sa tegema pead. Päeva lõpuks ei olnud nii keeruline, et see kuidagi jalga murraks, võtad spetsialisti juurde ja need leiud olid pigem sellised, et oh shit, et ja, et me tegime seda. Et ma arvan, et sellele on sisuline positiivne mõju ka ikkagi nendele, kes päriselt seda üritavad rakendada. Ja kindlasti on, et ma mulle tulnud ka, et järelevalve on üks, trahvid on teised ja juhatuse liikme vastutus on 3. asi, aga see eesmärk, miks seda tehakse, on ikkagi selle jaoks, et asju päriselt paremaks teha. Et homme ei oleks sinu organisatsioon Delfi headline'is sellega, et tuli suur andmeleke ja sinu kliendid kaovad ära, eks ole, ja nii edasi.
Aga Rauno, ütle seda, meil on NIS2 direktiivi Euroopa Liidust, eks ole, mis ütleb nagu ühte asju, eks ole. Ja siis meil on Eestis on see KÜTS, eks ole, siis küberturvalisuse seadus, mis ütleb teist asja. Kas me ei võiks lihtsalt teha copy-paste NIS2 direktiivist, et see, et meil nüüd eraldi seadus on, mis näeb eraldi asju ette, et kas ei ole järjekordne ratta leiutamine, kas ei ole järjekordne banaani kõveruse reguleerimine ja kas saaks seda kõike nagu kõvasti lihtsamalt teha? Olles täiesti mitte subjektiivne või siis täiesti subjektiivne just, olles täiesti subjektiivne ja mitte objektiivne, olles selles protsessis ka osalenud, siis mulle tundub, et enam väga palju lihtsamaks seda ei saa teha. Ma arvan, et julgelt 95% NIS2-st on üks ühele KÜTSis üle võetud ja need väikesed erisused, mis selles ministri viidatud analüüsis välja tulid, on mõlemat pidi tegelikult, et osade kohtade peal on see, et natuke on peale keeratud sellepärast, et varasem seadus juba oli karmim ja nad ei taha seda lõdvemaks lasta, või siis on mingisugune riigi toimimise spetsiifika, mille tõttu tuleks mingit korraldust täielikult muuta, mis tingis selle vajaduse. Aga teiste kohtade peal on, olgem ausad, ka võib-olla mitte päris NIS-iga kooskõlas olevaid lõdvendusi. Et kui me räägime sellest 3-aastasest ülevõtmise tähtajast, siis NIS-is seda päris sellisena sõnastatuna ei ole. Eks? Ja, no see oli sisepoliitiline otsus, eks ole, et teha Eestis ettevõtjate elu lihtsamaks, anda neile 3 aastat aega. Aga ütle Rauno ka seda, et miks see kõik nii kohutavalt keeruline peab olema? Pikad listid, NIS2, eks ole, pikad listid KÜTSis on ju, et kes sinna üldse lähevad alla, kes on need subjektid, siis on mingisugused, eks ole, majandusnäitajad, mingisugused töötajate arvud ja erinevad standardid, mis lihtsamalt lisaks. Hea küsimus. Fun fact, teatud juhtudel võib ka advokaadibüroo ikkagi minna NIS2 ja KÜTSi alla, sellepärast, et olukorras, kus sa osutad mingisugust teenust, mis seondub õiguse mõistmisega, mida rahvusvaheline arbitraaž näiteks võib olla, mida advokaadibürood sageli korraldavad, siis sa võid ikkagi sinna alla sattuda ja oli meil advokatuuri IT-IP komisjonis oli ka põgus diskussioon sellel teemal. Lõpuks tõdeti, et me ei lähe sinna alla. Paljuski, sest nii on mul lihtsam. Minule väike linnuke sosistas, et Riial võib-olla ikkagi on plaanis teha mingi tööriist või et sa näed kuskil Eesti ees või seal registris. EITSi osas on see tööriist juba olemas, lätlastel on selline tööriist olemas ja ma ennustaks tõesti, et mingi hetk tekib see ka Eesti ees. Kuigi see ei ole ka nii lihtne, näiteks võtame definitsiooni pilveteenust osutaja, eks ole. See pilveteenust osutajad, eks ole, lähevad ka KÜTSi alla. Aga see definitsioon ise on väga, inglise keeles öeldakse, loaded. Seal on 100 erinevat asja all. Ja jätame kõrvale majandusnäitajad ja töötajad, mida on võimalik nagu välja selgitada, aga sa pead enda teenuse, eks ole, lahti mõtestama sinna, võrdlema seda siis KÜTSi definitsiooniga ja ära otsustama, et kas sa lähed sinna alla. Et see on see asi, mida tegelikult ei saa nagu Riia ise teha ega tahagi teha. Aga kas me ei saaks teha näiteks seda, mis need on, majandus, need sektorid, mis sa pead panema igale ettevõttele külge, et seda kuidagi detailsemaks või varemaks siis? See on variant, aga fakt on see, et need MTA-koodid on äriregistris väga suvaliselt pandud kõikidele. See andmekvaliteet on nagu seal, mis tegelikult seda automatiseerimist väga... Aga ma väga ei muretseks sellepärast, et need inimesed, kes on elutähtsa teenuse osutajad, ma tahaks loota, et nad teavad, et nad on seda. Seda nad teavad, sest et seda on neile öeldud. Seda öeldakse. Seal ei ole küsimust. Nende osas see on lihtne. Ülejäänute osas, kui sulle rakendub juba EITS täna, siis enamik nendest ikkagi ka teavad seda juba. Ma tahaks loota vähemalt niimoodi, et see väga vähesed on sellised, kellele see tohutu üllatusena tuleb. Ja nüüd ülejäänute osas reaalsuses on sul 3 aastat aega ja ma eeldan, et selle 3 aasta jooksul Riia tekitab mingi tööriista, mis võimaldab sul seda ka määratleda. Ehk siis sellist nagu väga akuutset probleemi selle määratlemisega tegelikult mulle tundub ei ole. Aga mis siis juhtub, kui ma lihtsalt tuima panen? Et ma tean küll, et ma vist nagu lähen siin alla, ma ei teavita Riiat, et ma lähen ja mis siis saab? Straf. Aga kes teeb millal, kui nad ju ise ei teavita, nad ei tea ka, et ma olen.
sel hetkel, kui sul teavitamiskohustus tekib ja sa seda ei täida, oled sa toime pannud rikkumise. See on muna ja kana situatsioon, eks ole. No tõenäoliselt RIA hakkab mingisugust sektoriülest järelevalvet tegema. Sest andmekaitse inspektsioon on lähenenud sellele nii-öelda küsimusele. Kütsi ja GDPR-i suur vahe on see, et GDPR põhimõtteliselt kohaldub kõikidele, eks ole. Kui sul on vähemalt üks töötaja või sul on vähemalt üks füüsilisest isikust klient, siis sa oled GDPR-i subjekt, eks ole. Kütsi subjektidel lihtsalt on palju väiksem. Aga kui see AKI ehk siis andmekaitse inspektsioon on seda lahendanud, on ka see, et nad on teatud kõige kriitilisemad valdkonnad ette võtnud ja siis seal kõikidele teinud järelevalvet, eks ole. Tervishoiuteenuse osutajad on andmekaitse inspektsiooni totaalne lemmikteema. Seal ikka käiakse, eks ole. Käiakse haigla võib-olla isegi EMO-des vaatamas, eks ole, kuidas seal on neile, eks arst ja patsient räägivad nii valjust, et kõrvalinimene kuuleb. Ilmselt RIA hakkab sama asja tegema, et jälle võetakse siis need kõige nagu kriitilisemad sektorid ette ja siis saadetakse kirju, küsitakse, oled teavitanud, meil on siuke tunne, et sa kuulud sinna alla. Ja võib-olla siis esimesena asjana tuleb ettekirjutust ei täida, siis sa saad selle sunniraha, eks ole, ja nii edasi, mis võib tipneda siis selle 10 miljoni eurose trahviga. Jah, aga ütleme, et kui ettevõtjal endal on küsimus enda peas, kas ma ikkagi olen, kas ma ei ole, kas on veits või on eits või mis asi ma olen, siis me pärast räägime sellest ka, aga saab meie käest küsida ja tegelikult päeva lõpuks saab RIA käest ka küsida, lihtsalt helistada ja kirjeldada ära, kes ma olen ja kas ma olen. Üldiselt nad annavad nagu vastuse ka ja tahavad anda. Okay. Aga tuleme tegelikult selle põhimõttelise küsimuse juurde. Üks asi, mis ma selgitasin ka, et üks nagu väga suur asi, mis tegelikult muutub võrreldes varasemaga ka olemasolevatele kütsisubjektidele, on see loogika, kuidas turvameetmed peab rakendama, eks ole. Et kui vanasti oli see, et sa pead rakendama turvameetmed ainult sellele teenusele või tootele, eks ole, mis nagu kütsisubjektsuse alla kuulub. Näiteks, võtame näite, elektrienergia tootja, kes toodab elektrienergiat, pidi selles osas, kui ta toodab elektrienergiat, rakendama, eks ole, turvameetmeid. Nüüd uus loogika, mis tuli Euroopa Komisjonist, eks ole, ja ei ole siin koha peal, eks ole, välja mõeldud meile ministeeriumis. See uus loogika ütleb seda, et kõigile peab seda rakendama. Kui sa oled kütsisubjekt, eks ole, peaga, siis sa oled seda ka saba ja karvadega. Ehk siis näiteks, kui meil on elektrienergia tootja, kes peab ka pagaritöökoda, kus saavad lisaks töötajatele ka tänavu pealt tulijad osta endale pirukaid, siis Andres, kuidas nagu sa lahendad selle olukorra ära, et mis sa nagu näed, mis see lahendus seal on? Kas siis pagaritöökojale peab ka laienema kütsi turvameetmed, kuna ta on elektrienergia tootja nagu osa? Ma arvan, et jagame selle probleemi kaheks. Et meil on päris palju uusi ja väikseid rakendajaid tuleb selle NIS2-ga ka. Et neile pigem tõenäoliselt nad tahavadki seda kõigele rakendada, sellepärast, et neil ei ole protsessi juhtimist, neil ei ole kaardistatud äriprotsesse, nad ei suudagi võib-olla seda vahet teha, et mis täpselt nüüd, kus need piirid lähevad. Ehk siis väga paljud väiksemad ettevõtted ja ka suuremad tegelikult otsustavadki, et me panemegi endale kirja, et me rakendame kõikidele protsessidele. Lihtsalt sellepärast, et nii on lihtsam. Probleem tõenäoliselt ja võib-olla tekib siis nende mingite suuremate konglomeraatidega või mingite suuremate ettevõtetega, kus on need äriprotsessid täpsemalt paigas ja neil on mingid teenused, mis siis kuuluvad sinna alla, mingid, mis ei kuulu, eks. Et siin me läksime omavahel vaidlema, et mis siis õige on. Et see sinu toodud näide on, et kui sul on mingi väike, ma ei tea, pagaritöökod, aga sul muu asi ei lähe, et see või vastupidi, et sul suur asi läheb, aga siis pead sellele väiksele pagaritöökojale ka rakendama. Et natuke tundub absurdne. Et iseenesest need ISMS-i standardid sul luba või nad ei kohusta sind kogu skoobile seda rakendama. Sa pead ise läbi viima selle riskihindamise, ise kaardistama oma protsessid, ise vaatama, et mis on need seosed, mis nende protsesside vahel on. Ja nagu NIS2 oma artiklis 21 ütleb ka, et sa pead siis asjakohaseid ja proportsionaalseid turvameetmeid rakendama, mis kõik peaks siis põhinema mingite riskide kaalutlemisel, hindamisel. Ehk siis mina, kui ma seda nagu rakendajana vaatan, siis mulle ikkagi tunduks loogiline, et sa peaksid ikkagi selle teraviku nagu suunama sinna, kus kohas sul on need riskid ja kus kohas sul on siis võib-olla ka see teenus, mis sinna NIS2 skoopi kuulub, eks. Ja seda sa saadki põhimõtteliselt selle infoturbahalduse süsteemi rakendamise käigus teha. Ja siin nagu see hirm nagu teistpidi on see, et kas siis nagu juristid või ma ei tea, kohtunikud pärast siis loevad tuimalt seadust ja ütlevad, et see nagu ei ole, et see ei sobi või. Et ma ei tea, kui sa oled nagu NIS2 ka, et ta räägib ikkagi sellest proportsionaalsusest ja riskipõhisusest,
Et infoturbes nagu see kõigele sama rauaga rakendamine ei ole hea praktika, sest sa ka raiskad ressursse, on ju, et Küts ja Eits ise ütlevad, et sa pead infoturbele minevad ressursse arvestama turvameetmete rakendamisel, mis tähendabki siis seda, et sa pead ikkagi oma teraviku kuskile suunama. See, et miks ta on võib-olla siis nagu sellest aspektist seal seaduses ka, et see nüüd nagu kogu organisatsiooni mure on just, on võib-olla ka see, et need infoturbehalduse standardid iseenesest räägivad sellest tippjuhtkonna kohustumusest ja sellest, et kõik peab nagu tippjuhtkonnast alla tulema ja samas ka neile üles minema raportite ja seire näol. Et võib-olla see nagu, seda nagu tõlgendada nagu pigem nagu niimoodi, et see ei ole nagu kohustus kõigele sama puuga lüüa, vaid see on nagu kohustus, et kogu organisatsioon oleks sellesse kaasatud, et see ei jääks ainult nagu IT või infoturbe mingiks väikseks killukeseks, vaid seal on personalil on mingi oma osa, seal majahaldusel on mingi osa, ja lõpuks peab juhtkond olema see, kes vaatab, et see kõik nagu kokku mängiks. Juhtkond otsustab ja vastutab, eks ole. No põhimõtteliselt see vaidlus, mis meil oli, siis legendaarne vaidlus oli see, et Euroopa Komisjon on öelnud, et tuleb rakendada kogu organisatsioonis NIS2 põhimõtteliselt. Punkt. Aga küberturbevaade sellele on see, et see on nonsense, et sa ikkagi pead määratlema ära, et mis on need riskantsed kohad ja rakendama sinna neid meetmeid. Lõpuks mulle tundub, et tegelikult me oleme samal leheküljel, et see kõige olulisem osa ongi siin see, et sa saad aru, mis infosüsteemid mul on ettevõttes, kus tekivad riskid ja nii edasi. Et kui mul on elektrijaam ja mul on elektrijaama all on kohvik ja seal kohvikus on ka wifi võrk, et siis ma mõtlen läbi, et kas kui töötajad saavad sealt kaudu ligi ka enda workstationite kaudu meie andmebaasidele, et kas siis ma pean rakendama sinna kohviku wifi'le sama turvastandardit nagu korrus kõrgemal, et teatud juhtudel võib-olla see on vajalik, teatud juhtudel ei ole, kui me ütlemegi, et ärge minge seal kohvikus wifi'sse, et see ei ole selleks ette nähtud. Ja, et üks võimalus alati riski vältimine, et sa võidki näiteks lahutada ära enda organisatsioonis lihtsalt siis kuidagi usutavalt audiitoritele ja regulaatorile presenteeritavalt, et miks mingi osa on ja ei ole. Ja et seal siis päriselt ka ei ole mingit sõltuvusi, mis nagu kompromiteeriks seda standardi või seaduse alla minevat osa. Nii, võtame 1-2 küsimust ka publikust. Siljal on seal käsi püsti. Daam sealpool. Aitäh. Mul on tegelikult 2 küsimust. Üks on siis subjektsuse määramine grupi vaates. Et kui meil on näiteks grupis üks ettevõte, kes võib olla potentsiaalselt oluline üksus, kus siis see number ja käive on oluline, siis kas me saame vaadata ainult seda ühte grupi ettevõtet, kes on tütar, või me peame vaatama ikkagi kogu grupi töötajaid ja grupi käivet? See on esimene küsimus. Ja teine küsimus on siis selle kohta, et see sama teema, millest me praegu rääkisime, et kas ma saan siis õigesti aru, et ISO skoopi läheb ikkagi kogu ettevõte või kogu organisatsioon, aga lihtsalt ISO rakendamisel sa pead otsustama, millised riskid sa siis võtad arvesse ja mitte, et oli see nii, jah? Ja siis ka selle juures, et kui näiteks ettevõte ostab a la personaliteenust, raamatupidamisteenust ja nii edasi sisse kolmandalt osapoolelt, kas siis see kolmas osapool peaks vastama tegelikult ka ISO-le või piisab sellest, et lepinguga me tagame enam-vähem sarnase siis turbetaseme, mida ISO ette näeb? Väga hea, tuli 3 küsimust või 4 küsimust ühe asemel. Grupi küsimusele vastame eraldi, ei hakka seda praegu siin lahkama. ISO küsimusele võib Andres vastata? ISO 27001 skoobi osas minu jaoks lõpuni selge ei ole. Ma ootaks tegelikult, et RIA ikkagi mingi rakendusjuhise selles osas annaks. Et kunagi ma mäletan vastati elutähtsa teenuse osutajatele umbes nii, et vähemalt elutähtis teenus peaks skoobis olema. No, kui see nüüd selle, nagu see tõlgendus nagu on kuidagi laiem ja seda peaks laiemalt tegema, siis seadus seda nagu, ma ütlengi, et seadus seda nii otse tegelikult ei ütle, et siin on erinevaid tõlgendusvariante. Ja siin tegelikult see regulaator võiks siis nagu enda mingi sellise selgituse tegelikult anda. Et senimaani me nagu ei saa kindlad olla, et üks ütleb, et ühtemoodi, teine ütleb teistmoodi. Aga kas sulle tundub, et see küsimus on, sellele ei saa vastata nii nagu küsimuses ka püstitatud oli, et me ütleme, et meil kogu ettevõte on skoobis, aga selles standardi rakendamise protsessis sees me lihtsalt prioriseerime alla mingisugused osad ettevõttest, aga me kaardistame nad ikkagi ära ja me oleme teadlikud nendest riskidest, mis on olematud.
sa pead organisatsiooni osad kaardistama ja hindama nende kuuluvust skoopi juba enne skoobi seadmist. Et see ei ole nii, et ma võtan igaks juhuks kõik skoopi. Et sa pead tegelikult selle analüüsi juba enne tegema, kui sa ISO skoobi nagu paika paned, eks. Et siin nagu tekibki see nagu natukene see munakana küsimus, et kus etapis siis see nagu tuleb, kas see, nagu see skoop peab siis olema nagu terve asutus või ma tegin tegelikult skoobi seadmisel, mis on osa selle standardi rakendamisest, selle analüüsi juba ära ja tegelikult piirasin selle skoobi ära. See skoobi järgi sa tellid pärast auditit. Audit auditeerib skoopi ja auditi hind konkreetselt määratakse skoopi minevate näiteks töötajate arvu pealt. Et kui sul näiteks tegelikult see teenus on 50 töötajat ja sul ettevõttes on 5000, siis see auditi hind nagu samale skoobile on, mis sa saad pakkumusena, on palju suurem. Ja see standard ütleb ette näiteks, et mis sul on auditipäevade arv konkreetselt töötajate arvust sõltuv. Kui sa paned, teed igaks juhuks skoobi hullult suure, siis seda ei soovita mitte keegi. Seda ei soovita need, kes ISO standardit rakendavad ega auditeerivad ka. Et siin mina ütleks, et siin ikkagi regulaator või peaks otsustama, et kuidas on siis. Aitäh. Viimane küsimus on minu poolt. Vastus ebaselge. Vastus tõlgendamise küsimus. Viimane küsimus minu poolt. Kui ma olen nüüd ettevõtte juht, juriidilise osakonna juht või küberturbe juht ja nüüd tuleb see NIS2 ja tuleb see küts 1. jaanuaril, siis mida ma tegema pean? Kust ma alustan? Kas see üldse puudutab mind? Kas ma saaks kuskilt leida lahenduse sellele? Muidugi, meil on lahendus olemas, meil on selle tarbeks isegi tehtud slaid, kus lahendust tutvustatakse. Ühesõnaga, meie nägemus ja miks me tegelikult Neverhackiga koos teeme seda üritust ja üldiselt koostööd teeme selle NIS2 ja kütsi osas on see, et meil on nüüd täna riigis umbes 6000 ettevõtet asutust, kellel on probleem, kuidagi on vaja see probleem ära lahendada võimalikult valutul ja hõõrdevabal viisil ja see nägemus, mis meil selle jaoks on see, et pärast paneme ühe QR-koodiga üles, saate enda huvi seal registreerida. Esimene samm selles protsessis on sissejuhatav kohtumine. On Wideni inimesed seal, on Neverhacki inimesed seal, selle me teeme nii-öelda enda kuludega, keegi selle tarbeks mingisugust onboardimist ega erilist menetlust ega tasu ei küsi. Räägime tunnikese läbi, kas ja mida on vaja teha, mis ajaraamis ja kas üldse. Lepime kokku mingisuguse hinnastamisloogika ja tegevusplaani järgnevaks. Ja siis teine samm selles on siis vastavushindamine. See on selline väike, ütleme siis eelmenetlus, mis on igas sellises protsessis vajalik, kus me kaardistame ära nii juriidilise poole pealt kui ka tehnilise poole pealt. Seal juures tehniline pool on kahtlemata seal 90% julgelt. Kaardistame ära ettevõtte asutuse hetke olukorra, kas ja kuidas infosüsteemid vastavad siis seaduse nõuetele, nii tehnilise kui juriidilise poole pealt genereerime selle pinnalt raporti, kus on samamoodi sisuliselt siis punane, kollane, roheline, millega tuleb tööd teha, millega ei tule ja siis mingisuguse teekaardi, et kuidas on vaja edasi minna, mis järjekorras me hakkame, mis implementatsioone tegema, aga sellest räägib kõigest juba tehniline pool. Et vastavushindamine siis on see esimene etapp. Põhimõtteliselt ei kohusta millekski. Kui tahate, võite hakata ise selle järgi implementeerima, aga kui teil on vaja partnerit, et siis kindlasti Neverhack teid siin aitab. Et võime siis teile juurutada küberturbe standardi, kui on vaja suhelda keerulistes juriidilistes küsimustes regulaatori või ministeeriumiga, siis saame Widenit siin kaasata, kes aitab siis vajadusel ka juriidiliselt sisedokumentatsiooni korrastada, kui endal näiteks majas pädevaid juriste selle teemal ei ole. Ja tegevused me siis määrame selle vastavushindamise põhjal, et mida tuleb teha, millised prioriteediga, millises järjekorras.
ja põhimõtteliselt, kui me räägime sellest, kui kaua need asjad aega võtavad, on, et see sissejuhatav kohtumine võtab selline võib-olla tunnikese teie ajast, see vastavushindamine on sihuke 2-4 nädalat tõenäoliselt tööd koos teiega, millele te saate siis enda hinnangu ja teekaardi. Implementatsioon, see on siis ütleme selline järgmine keskeltläbi pooleaastane etapp, kus siis pannakse selle metoodika järgi paika kõik asjad, mis on vajalikud, et te saaksite hakata seda küberturbastandardit reaalselt juurutama. Ja sellele siis järgneb järjepidev parendamine, et mis siis võib olla mingi etapp, aga võib olla ka näiteks jätkuv tähtajatu leping. Et selle käigus me siis aitame teil näiteks auditit läbida, aitame teil audiitorite küsimustele vastata, aitame teil uuesti riske uuendada, uusi riskihindamisi teha, seda turvalisust seirata ja need tulemusnäitajaid siis, mis on nende standardites, neid regulaarselt hinnata. Et kokku ta on siis selline, ütleme, terviklik pakett, aga vajadusel me saame siis need osasid siin teiega läbi rääkida vastavalt sellele vastavushindamise või sissejuhatava kohtumise tulemitele. Ja nii ongi. Siin on QR kood. Skännige see sisse, tundke ennast mugavalt. See on see koht, kus te saate ennast sellele sammule 0 kirja panna. Kui te tahate, teeme kohtumise, nagu Rauno ütles, esimene kohtumine on meie kulul, räägime asjadest, leiame lahendused, paneme hinna, paneme tähtajad ja teeme ära. Või kui te taha QR koodi skännida, siis võite alati meile kirjutada. Aga meil on ära ütlemata hea meel, et te täna siia kõik tulite ja loodame teiega veel tulevikus ka suhelda. Aitäh teile!